Legendaarne Kenny Rogers laulis: sa pead teadma, millal hoida, teadma, millal loobuda, teadma, millal lahkuda, teadma, millal joosta. Kui Venemaal on üldse mingit mõistust, oleks ta Ukrainas juba nii mitu korda alla andnud, et isegi origami meister oleks kade. Aga Venemaa jätkab panuste tegemist ja Donetskis tegi see just suure panuse. Perve Vene varustuskolonn sisenes Donetski ühte kõige surmavamasse piirkonda, et viia rindele varustust. Venemaa riskis lootes, et kuidagi, mingil moel, see oleks see kolonn, mis suudab läbida droonidest kubiseva maantee, mida Venemaa ise nimetab oma sõduritele keelutsooniks. Kas me peamegi teile ütlema, mis edasi juhtus? Ukraina FPV droonid märkasid kolonni ja Venemaa kaotas oma panuse, kaotades tõelisel surma maanteel 10 sõidukeid. Meil pole tõesti aimugi, miks Venemaa üldse midagi sellist üritas. Oleme näinud Venemaa soomukite saatust üle kogu Ukraina. Peaaegu 25 000 neist on juba hävitatud just seetõttu, et need on Ukraina FPV droonidele lihtsad sihtmärgid. Kuid juuli keskpaigas tegid Donetski Vene komanderid hämmastava otsuse saata 50 sõidukist koosnev kolonn Donetski ringteele. See tee ei ole Venemaa jaoks sugugi ohutu, mitte mingil juhul. See on seesama tee, kus Venemaal on kehtestatud keeld kogu kauba ja sõjaväe transpordile just seetõttu, et see on seal sisuliselt Ukraina tulekontrolli all. See asub vaid 12 kilomeetri kaugusel hallist tsoonist, mis jääb Toretski ja Konstantinivka linnade vahele, mis jääb Ukraina droonide tegevusraadiusesse ja on seda olnud juba pikka aega. Juba kuid on Venemaa komandörid teadnud üht asja. Sõidukid, mis liiguvad Donetski ringteele, hävitatakse ja see hävitamine on täna veelgi kindlam. Ukrainal on nüüd paljudes rindeleikudes FPV droonides Venemaa ees 1,5 vastu ülekaal. Donetsk kaasa arvatud. Ukrainas ilmub iga kuu uusi droonipõlvkondi, nii FPV kui ka teisi. Ukraina on juba ainuüksi 2026 aastal heaks kiitnud rekordilised 413 uut droonisüsteemi. T-Tab Aerospace, Global News. See on rekord ja aasta on alles poole peal. Forbes lisab, et Ukraina FPV droonid ei piirdu enam ainult rindega ja selle tagalaga. Mõned neist suudavad liikuda kuni 60 kilomeetrit vaenlase tagalasse, mis teeb rindest vaid 12 kilomeetri kaugusel oleva ringtee ilmselgeks sihtmärgiks. Kõik selles karjus, et see on halb panus. See on nagu pokkeris all-in minek, kui sul on käes 7 ja 2 eri mastist. Venemaal oleks olnud vaja sõna otseses mõttes imet, et viia oma 50 sõidukist koosnev kolonn Donetski ringteed mööda ohutusse. Imeed võivad õnnelikule mängurile juhtuda, aga Venemaal ei vedanud. Kui kolonn üritas rindele jõuda, juhtus vältimatu. Ukraina nägi Venemaa 7-2 ja tõstis taskuasjadega. Või teisisõnu, terve hulk Vene sõidukeid hävitati just pärast seda, kui Putini väed tegid nii uskumatult rumala käigu, et meil on raske mõista, miks see üldse heaks kiideti. Donetski rindejoone taga jälgis Ivan Franko grupp, kuidas Venemaa tegi oma viimase aja kõige halvema panuse. See grupp, mis kuulub Ukraina riikliku julgeolekuteenistuse koosseisu, jälgis veoautodest, kaubikutest, autodest ja mootorratastest koosnevat kolonni ning limpsis ootusärevalt huuli. Kolonnil lubati liikuda Malinivka äärealadelt, mis on muutunud Vene vägede jaoks oluliseks baasiks, kuna nad üritavad tungida läbi Donetski kindlustusvöö. Ukraina mängis oma kaardid ideaalselt välja, lubades Venemaal iga möödunud kilomeetriga üha enesekindlamaks muutuda. Paljudele sõidukitele jäi Malinivka praktiliselt silmapiirilt välja. Nad olid peaaegu otsesest ohutsoonist väljas ja panus näis õnnestuvat. Siis tulid FPV droonid. Ja need hävitasid iga sõiduki Venemaa kolonnis. Hoolimata kauba ja sõjaväe transpordi liikumiskeelust Donetski ringteel #IFG kindla käega ja teie annetatud droonidega peeti kinni mitu rikkujat. Ivan Franko grupp tegi Telegrami postituses nalja, kuulutades välja võib-olla seni kõige etteaimatavama edu Ukraina sõjas. Ja pole nii, et me peaksime selle grupi sõna selle hullumeelse rünnaku kohta lihtsalt uskuma. On olemas kaadrid ja neid on palju. Sensor.net jagab üht videot. Kaadrid vahelduvad FPV drooni vaate vahel, kui see liigub Vene kolonnis oleva veoauto poole ja autos oleva reisija vaate vahel, mis sõidab lähedal. Me näeme, kuidas droon läheneb. Siis vahetub kaader teisele vaatele, kus näeme sama. Nii käib see edasi-tagasi, kuni droonipilt kaob. Igaüks, kes on varem vaadanud Ukraina FPV droonide salvestisi, teab, et kui pilt katkeb, tähendab see, et just toimus plahvatus. Ja see kinnitatakse, kui video lülitub tagasi reisija vaatepunkti, kelle salvestis näitab, kuidas Ukraina droon laskub ja tabab otse sihtmärki. See oli Venemaa Donetski ringtee katastroofi lugu. Korduvalt lendasid Ukraina droonid, leidsid ja hävitasid Venemaa sõidukeid, mis poleks kunagi tohtinud sellist riski võtta. Veel üks video.
Seekord jagas seda Zelanova Plus. Näitab tapatalgude tagajärgi täpselt samal teel, mida Venemaa üritas kasutada. Me näeme üksteise järel põlenud ja hävitatud sõidukeid. Kokku 50. Alates laadadest ja ATV-dest kuni veoautode ja isegi suurtükki vedanud sõidukini. See näeb välja nagu stseen filmist Mad Max. Poole vahet, kuhu sa vaatad, igal pool on järjekordne kunagise sõiduki vrakk. Pole selge, kui palju Vene sõdureid Ukraina halastamatu rünnaku käigus konvoile hävitati. Konvoile, mis poleks kunagi pidanud sõitmiseks luba saama. Aga see peaaegu ei loe. Sõidukite massimõrva visuaal on piisav, et saata Venemaale sõnum. Sa tegid panuse, et Donetski ringtee oli maagiliselt muutunud ohutuks. See ei ole ohutu ega muutu selleks veel väga pikka aega. Jällegi tuleb küsida, miks? Mis põhjusel võis Venemaal olla, et saata terve kolonn teele, mille kohta ta teab, et see on Ukraina FPV droonide kontrolli all? Pakume kohe mõned oletused vastuse kohta. Aga enne seda, see on sõjasaade. Kui sulle meeldib vaadata Venemaa täielikku alandamist, siis meil on seda veel palju varuks. Telli kanal juba täna ja vajuta teavituskella, et näha veel rohkem videoid, mis toovad esile Venemaa kõige rumalamad otsused. Ja olgu selge, Venemaa Donetski apsakas oli tõesti rumal. Rumalus ei seisne ainult selles, et saadeti 50 sõidukist koosnev kolonn teele, mida katavad Ukraina FPV droonid. Veelgi hämmastavam on see, Venemaa üritas seda kolonni rindele saata lausa päevavalges. Vähemalt pimeduse katte all oleks neil sõidukitel olnud mindigi võimalus. Mitte eriti suur, sest Ukraina FPV droonid suudavad jälgida sõidukeid ka pimedas, aga see oleks olnud vähemalt midagi. Võib-olla oleks mõnel õnnestunud veresaunast ellu jääda. Venemaa saatis sisuliselt oma sõdurid enesetapumissioonile. Ja põhjus tundub lihtne. Milhaide. Me mainisime varem nii Toretskit kui ka Konstantinivkat. Kõige tõenäolisem seletus tundub olevat see, et Venemaa oli meeleheitel ja pidi tooma vägesid ja varustust rindele kummagi linna lähedal. Viimane neist asub eriti kindlusvööndi lõunatipus, mille Venemaa peab kokku kukutama, kui ta tahab vallutada Donetskit ja seeläbi kogu Donbassi piirkonda, mida Putin nii kõrgelt hindab. Slovjanski ja Kramatorski kaksiklinna asuvad Konstantinivkast põhja pool, kusjuures viimane neist on vaid 22 kilomeetris kaugusel. Nii et meie esialgne hinnang Venemaa halvale panusele oli, et nad tundsid vajadust saata rohkem sõdureid ja varustust ühele neist rindetest, võib-olla mõlemale, et tugevdada neid tulevaste rünnakute jaoks. Samuti on võimalik, et Venemaa tegi selle panuse, püüdes päästa osa oma sõduritest. Mainisime varem, et sõitmine kasvavate droonidest kubisevate tapatsoonide läheduses on tavaliselt surmaotsus. Sõidukid on lihtsad sihtmärgid, mis on üks põhjusi, miks Venemaa on peamiselt üle läinud infiltreerumisstrateegiale, kus tema sõdurid liiguvad tapatsoonides jalgsi. Ohtlik, jah. Aga sõdur on väiksem kui sõiduk, mis teeb nad raskemini märgatavaks. Lisaks saavad sõdurid varjuda kaevikutesse ja punkritesse, vältides võimalusel Ukraina droone. Venemaa probleem on see, et infiltreerumisstrateegia, mis töötas 2025 aastal, kui tapatsoonid olid vähem kui 1 kilomeetrit sügavad, muutub aastal 2026 elujõuetuks. Nagu Business Insider teatab, ütleb Ukraina endine kaitseminister Mihhailo Fedorov, et Venemaa sõdurid peavad nüüd täis lahingvarustuses umbes 30 kilomeetrit marssima, et üldse rindele jõuda. Kõik see tapatsoonide laienemise tõttu. Paljud ei jõua isegi lahingusse, enne kui droonid nad tükkideks rebivad, mis tähendab, et Vene rünnakud rindel on palju nõrgemad, kui Putinil vaja oleks. Sellest ka meeleheide. Ja põhjus, miks Venemaa tegi oma naeruväärse panuse. Venemaa kolonni katastroofi puhul on veel üks võimalus. Võib-olla oli idee säästa sõdureid pikast ja ohtlikust marsist rindele, aga Venemaa on samuti näidanud, et teda tegelikult ei huvita, kui paljud tema sõduritest sellistel marssidel kohale jõuavad. Peaasi, et vähemalt mõned jõuaksid sinna, kuhu vaja. Sõidukite saatmine tähendab raha ohtu seadmist. Ja see on Putini jaoks väärtuslikum kui tema kahuriliha elud. Nii et võib-olla üritas Venemaa valmistuda millekski, mida ta pole viimasel ajal eriti teinud. Mehaniseeritud rünnakuks Ukraina positsiooni vastu. Võite imestada, miks oli kolonnis nii palju tavalisi autosid, kui Venemaa valmistus rünnakuks. See pole tegelikult üllatav. Lisaks neile tohututele soomukikaotustele, mida me varem mainisime, on dokumenteeritud, et Venemaa kasutas tsiviilsõidukeid rünnakuteks Ukraina positsioonide vastu juba 2025. aasta märtsis. Sel hetkel moodustasid Donetski ringtee kolonnis nähtud autod ja maastikusõidukid umbes 70% kogu Venemaa kaotustest, teatas Forbes. Tundub, et Venemaa jaoks sobib rünnaku alustamiseks kõik, mis ratastel liigub. Seega ei saa välistada võimalust, et Venemaa tahtis kasutada neid. 50 sõidukit, mille Ukraina just hävitas, rünnakuks Toretskile või Konstantinivkale. Sellised rünnakud on tüüpilised riigile, mis kannatab varustuse puuduse all. Siiski ei muuda ükski neist asjaoludest üht lihtsat fakti. See, mida Venemaa just tegi, oli väga rumal.
Ja see pole rumal ainult sellepärast, et Ukrainal on selge FPV droonide eelis. Kümneid ja sageli 100 kilomeetreid rindejoonest kaugemal me näeme nüüd uut põlvkonda Ukraina keskmaa ründedroone, mis saavutavad tulemusi Vene kolonnide vastu. Kuuna rindejoone tapatsoonid laienevad FPV droonide tehnoloogia arenguga kuni 50 kilomeetrini. Sõidukite tapatsoon, mis on ala, kus Ukraina saab Vene sõidukeid tabada, ulatub kuni 200 või 300 kilomeetri sügavusele. Numbrid tõestavad seda. X-i postituses toob sõjaväeanalüütik Clement Molan välja, et Ukraina tabas juuli esimesel nädalal 240 Vene veokit ja sõidukit, mis teeb keskmiselt 34 tabamust päevas. See on märgatav kasv juba niigi muljetavaldava juuniga võrreldes, kus Ukraina hävitas 586 sõidukit, mis teeb päevas keskmiselt 19,5. Ja see on palju parem kui see, mida Ukraina tegi aasta alguses, kus nende päevane keskmine tõusis üle 1 alles aprillis. Mitu märki oli Venemaal vaja, et mõista, et nad hakkavad Donetski ringteel väga halba panust tegema. Saata kolonn sellele teele juba 2026. aasta alguses oleks olnud juba riskantne samm, eriti kuna sõidukid jõudsid Ukraina FPV droonide tegevusraadiusesse. Kui lisada veel keskmaa ründedroonid, siis saamegi selle, mida nägime, masinate täielik hävitamine, mis ei oleks kunagi jõudnud sinna, kuhu Venemaa tahtis, kui see kord juba avastati. Nüüd jääb 2 küsimust. Mida saab Venemaa, kui üldse midagi, teha selleks, et tulevikus oma Donetski panuste eduvõimalusi parandada? Ja rääkides Donetskist, mida see alandav läbikukkumine koos kõige muuga, mis piirkonnas toimub, tähendab Putini eesmärkide jaoks Donbassi hõivamisel? Alustame esimesest küsimusest, sest Venemaa juba üritab teha samme, et kaitsta oma sõidukeid Ukraina droonide eest. Ilmselt need meetmed ei hõlma öösel sõitmist. See oleks liiga mõistlik. Kuid, nagu Euromaidan Press märgib, paigaldatakse nüüd paljude Venemaa tankide peal nähtud droonivastaseid kaitsepuure ka veoautodele. Paljusid kolonne saadavad ka relvastatud kaitsemeeskonnad, kelle ülesanne on droonid taevast alla tulistada. Kumbki lähenemine ei toimi. Kaitsemeeskonnad töötavad ainult siis, kui nad on täpsed, mis liikuvast sõidukist pole sugugi lihtne, ja neid võivad kõrvaldada just need samad droonid, mida nad üritavad avastada. Mis puutub puuridesse, siis neil on veoautode puhul samad puudused nagu tankidegi puhul. See on suur kompromiss, sest kiirus väheneb, kui lisandub rohkem kaalu. Veoauto, millel on kaitsepuur, võib olla paremini kaitstud sihtmärk, kuid see on ka aeglasem ja kergemini tabatav. Tõepoolest, Ukraina muudab Venemaa kolonnide probleemid hullemaks, sest suudab nüüd lahinguväljale saata rohkem droone kui kunagi varem. Tehisintellekti abil juhitavad droonid on jõudnud lahinguväljale ja mõned neist maksavad vaid $6000 tüki kohta. Kui neid toetavad FPV kvadrokopterid, mis maksavad umbes $500 tükk, on lihtne mõista, kuidas Ukraina saab valla päästa selliseid parvi, mis suudavad liikuvast õhutõrjest hõlpsasti läbi murda ja seejärel murda läbi puuride, mis on paigaldatud mõnele sõidukile, mida Venemaa soovib kaitsta. Ja kui kellelgi on kahtlusi Ukraina droonide ülekaalu suhtes, nii arvuliselt kui ka löögitõhususe poolest, need hajutab väljaande Kiev Independent 17. juuli raport, mis paljastab, et Ukraina drooniüksused tabasid 2026 aasta esimesel poolel enam kui 1 000 000 sihtmärki. Sama perioodi jooksul on Ukraina praktiliselt 2-kordistanud oma igakuist rünnakute arvu, kuna Ukraina viis juba jaanuaris läbi muljet avaldavad 105 800 droonirünnakut, mis kasvas juuniks 200 218 rünnakuni. Maht on praegu Ukraina jaoks kõige olulisem. Nendest numbritest on selge, et Venemaal tuleb väga kaua oodata, kui ta loodab, et Ukraina droonirünnak aeglustub. See ei aeglustu. 1 000 000 sihtmärki 2026 aasta esimesel poolel. Õppis selle õppetunni selgeks. 50 sõidukit, mis saadeti enesetapumissioonile Donetski ringteele, said selle õppetunni samuti just kätte. Ja rääkides Donetskist, siis Venemaal ei lähe seal hästi. Mis seletabki, miks see kolonn üldse nii meeleheitlik oli. Juunikuu lõpus avaldas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Putin oli seadnud Donetski langemiseks tähtaja. Jällegi, Zelenski arvestuse järgi oli see 15. kord alates sellest, kui Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Putin tahab nüüd, et Venemaa väed vallutaksid Donetski detsembri lõpuks, mis tundub võimatu ülesandena, kui enamik kindlusvööndist on endiselt alles. Ja Ukrainal on tulekontroll hallide tsoonide ja okupeeritud alade üle, mis toob kaasa selliseid asju nagu tervete kolonnide hävitamine. Zelenski nimetab seda uut tähtaega Putini eksiarvamuse märgiks ja tal on selles osas õigus. Kui Putin nõuab Donetskit detsembri lõpuks, tema väed saavad selles piirkonnas rängalt kannatada. 14. juuli raportis avaldas RBC Ukrain, et Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski ütleb, et Venemaa kaotab Donetskis iga vallutatud ruutkilomeetri kohta üle 400 sõduri. Kiire peas tehtud arvutus ütleb meile, et Venemaa peaks ohverdama umbes 2,4 miljonit sõdurit, et vallutada need umbes 6000 ruutkilomeetrit Donetskit, mis on veel Ukraina käes. Poole ime, et Venemaa on muutunud nii meeleheitlikuks, et saadab kergesti jälgitavaid kolonne ringteele, mille kasutamise on nende komandörid keelanud. Kui Venemaa tahab Donetskit päriselt vallutada, vajab ta sõdureid rindel, mitte tagalas suremas.
Kuid võib-olla kõige suurem solvang ja selgein tõestus selle kohta, kui absurdne on Putini Donetski tähtaeg, tuleb Sõjauuringute Instituudilt ehk ISW-lt. Iga päev avaldab ISW raporti, mis jälgib Venemaa pealetungi Ukrainas. Need raportid sisaldavad sageli hinnanguid selle kohta, millal Venemaa vallutab olulise territooriumi, näiteks Donetski piirkonna. ISW avaldas järjekordse sellise raporti 14 mail, kus selgus, et üks maailma täpsemaid ennustajaid ei suuda enam Venemaa tulevikku Donetskis ennustada. ISW ei ole enam valmis prognoosima, millal Vene väed võivad Donetski, sealhulgas Kinduste vöö vallutada. Kuna Vene väekede edasitungi aeglustumine ja Ukraina kontrolli all oleva Donetski maastiku keerukus muudavad ebaselgeks, kas Venemaa on üldse võimeline seda territooriumi vallutama, seatas ISW. Teravas süüdistuses Venemaa vägede täielikus läbikukkumises teha seda, mida Putin vajab, et nad Donetskis teeksid. Mis puudutab Venemaa reaktsiooni kõigele sellele, siis mida te ootate? Venemaa pole midagi tunnistanud selle kohta, et nad kaotasid Donetski ringteel 50 sõidukit. Selle asemel on Venemaa hoopis jäänud veelgi kindlamalt oma väite juurde, et nad teevad Donetskis suuri edusamme. 15. juulil teatas National Interest, et Venemaa väidab nüüd, et on vallutanud Konstantinivka. Selle väite esitas Venemaa kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov, kellel on kombeks väita, et asulad on vallutatud, kui tegelikkuses on Venemaal õnnestunud vaid mõned sõdurid sisse smugeldada. Ühendkuningriigi kaitseministeerium lükkab selle väite täielikult ümber, öeldes, et parimal juhul Venemaa okupeerib umbes poole Konstantinivka linnaalast. Linna täieliku Vene kontrolli alla langemiseni on veel pikk tee minna. Sellegipoolest on uudised sellest oletatavast võidust Putinile nagu mesi kõrvadele. Ja ta on enam kui valmis elama oma fantaasiamaailmas, kus Donetski vallutamine detsembri lõpuks on võimalik. Viigastatud autode kolonn Donetski ringteel on selle põhjuseks hea näide. Vladimir Putin ei pruugi kunagi teada saada, et see kolonn hävitati. Ta on tegelikust olukorrast Donetskis nii kaugel, sest ta ümbritseb end pugejatega nagu Gerassimov, kes ütleb talle ainult seda, mida ta kuulda tahab. Ukraina ei hooli sellest. Nad on just saavutanud järjekordse suure võidu, mis on andnud tugeva hoobi kõigile rünnakutele, mida Venemaa Donetskis plaanis. Ringtee on muutunud surnuaiaks. Ja kui Vene juhtkond on tark, siis nad ei tee väga pikka aega enam nii rumalat panust. Aga keda me petame? Aastakümneid oli peaaegu üldiselt kokku lepitud, et raha on sõjalises maailmas kõige olulisem ressurss. Hästi rahastatud armee omab alati eelise nende ees, kellel on vähem kulutada. Riigid, kellel on raha kulutada, on alati tugevamad kui need, kellel on piiratud kaitse-eelarve. Ja kõige kallimad varad on alati paremad kui odavamad, lihtsamad alternatiivid. Alates 2022 aastast on Ukraina kõik need reeglid ümber kirjutanud. Hoolimata sellest, et nad peavad seda sõda väiksema jõuga, vähemate ressursside ja palju väiksema rahaga kui nende vastane, on see järjekindlalt kõiki ootusi trotsinud. See on Venemaad üle kavaldanud ja üle mänginud, muutes sellest, mis oleks võinud olla kiire konflikt, nüüdseks juba üle 4 aasta kestnud sõja, mis ei näita mingeid märke lõppemisest, nii nagu Kreml seda ette kujutas. Ja Kiievi väed andsid just tõelise meistriklassi sõjalise kulutõhususe osas, kasutades $500 väärtuses vahendit, et hävitada mitme miljoni dollari maksumusega lennuk, andes edasi sõnumi, mis ähvardab murendada aluseid, millele kogu Venemaa sõjamasin on rajatud. See ei ole esimene kord, kui me sellist lugu kuuleme. Ukraina on kujundanud endale hämmastava maine kui ühe maailma kõige tõhusama sõjaväe ülesehitaja, kasutades korduvalt suhteliselt taskukohast tehnikat, et häirida, kahjustada ja hävitada Venemaa varasid, mis on võrreldes sellega väärt terve varanduse. Korduvalt on kasutatud odavaid droone, et pommitada vaenlase laevu, lennukeid, soomukeid ja taristut. Ja Ukraina tegi selle jälle ära, tekitades Venemaa komandööridele veel ühe täielikult alandava kaotuse, mille üle nad saavad taas oma haavu lakkudes mõtiskleda. Juhtum leidis aset 15. juuli hommikul Venemaa Belgorodi oblasti Vjazova lähedal. Selle viis läbi Ukraina 427. eraldi mehitamata süsteemide brigaad koodnimega Rarog. Nagu kinnitas Ukraina relvajõudude mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Brovdi, kes on rohkem tuntud oma kutsungi Madjar järgi. Viimastel aastatel on Magyarist saanud Ukraina droonide operatsioonide nägu ning ta on sageli esimeste seas, kes jagab üksikasju riigi lugematute droonirünnakute kohta. Mõne tunni jooksul pärast rünnakut postitas ta video, mis näitas täpselt, mis juhtus. Lühike klipp näitab, kuidas Vene helikopter lendab üle põldude, samal ajal kui Ukraina droon läheneb sellele tagantpoolt. Droon lendab helikopteriga mõneks sekundiks ühele kõrgusele, enne kui tõuseb ülespoole ja tabab seda ülalt, põrkudes otse selle propelleritega. See polnud lihtsalt suvaline helikopter. See oli Milmi 28, raske,
igas ilmastikus ööpäevaringselt kasutatav soomusvastane sõjaline ründekopter, mis pärineb Nõukogude Liidu aegadest. Seda hakati tootma 1980. alguses, kuid ametlikult võeti see sõjaväeteenistusse alles 2009. aastal tänu mitmete tegurite ja viivituste kombinatsioonile, mis olid seotud sõjaliste hangete konkurentsi ning Nõukogude Liidu majandusliku kokkuvarisemisega. Aga ära lase. Mill Mi-28. Pikal arenduslool end petta. See on tõsine sõjaline varustus. Üle 55 jala ehk 17 meetri pikkune kõrgusega, 12,5 jalga ehk 3,8 meetrit ja tiivaulatusega 16 jalga ehk 4,88 meetrit. Selle maksimaalne stardikaal on 11 500 kilogrammi, veidi üle 25 000 naela ning see suudab vedada kuni 1720 liitrit või 450 USA gallonit kütust sisepaakides. Pluss veel 571 liitrit ehk 151 gallonit välispaakides. Seda jõustavad 2194 hobujõulist Klimovi VK2500 turbovõllmootorit. See suudab saavutada muljetavaldava kruiisikiiruse 270 kilomeetrit tunnis, 170 miili tunnis ja vajadusel maksimaalse kiiruse umbes 320 kilomeetrit tunnis ehk 200 miili tunnis. Kuni 435 kilomeetri ehk 270 miili lennuulatuse ja 2 tunni kestvusega Mill Mi-28 loodi ründamissioone silmas pidades ja sellel on rohkem kui piisavalt tulejõudu, et ohustada kõiki ette jäävaid sihtmärke. Sellel on lõua alla paigaldatud NBBU-28 torn, 30 mm automaatse Špunovi 2A 42 automaatkahuriga, mis suudab tulistada kiirusega 200–800 lasku minutis. Selle tõhus laskekaugus on 1500 meetrit ehk 4900 jalga maismaasõidukite jaoks ja 2500 meetrit ehk 8200 jalga õhus olevate sihtmärkide jaoks. Kahur suudab tulistada ka erinevat tüüpi laskemoona, sealhulgas soomust läbistavaid sabootmürske ja lõhkesüütemürske. Lisaks sellele on Mi-28 varustatud kuni 16 ülehelikiiruselise Attackers raketiga, erinevate lõhkepeadega, sealhulgas kõrge lõhkeainega tankitõrjevalikud, termopaarilised variandid ja laieneva vardaga lõhkepead. Need valikud võimaldavad Mi-28 rünnata kõike alates plahvatusohtliku reaktiivsoomusega pealahingutankidest kuni jalaväeni, huuneteni, punkriteni ja teisteni kopteriteni. Mi-28 saab varustada ka laia valiku lisarelvastusega, sealhulgas õhk-õhk ja õhk-maa rakettidega ning õhupommidega, muutes selle üheks kõige paindlikumaks vahendiks Venemaa õhujõudude käsutuses. Ja Venemaa on seda konkreetset kopterit regulaarselt kasutanud kogu oma sõjas Ukrainaga. Konflikti alguses juba 2023 aastal oli palju teateid Mi-28 ründekopterite kasutamisest rindepiirkondades, mis olid varustatud uute tankitõrjerakettidega, mis olid mõeldud Ukraina kiiresti kasvava soomukite varu vastu võitlemiseks. Koos teiste mudelitega nagu KA-52 on Mi-28 osutunud tõhusaks Ukraina põhitankide, jalaväe lahingumasinate ja kindlustatud tugipunktide kahjustamisel ja hävitamisel. Samuti on olnud teateid, et Vene väed kasutavad seda konkreetset kopterit droonide püüdena. Mõned üksused on nähtud jälitamas ja alla tulistamas Ukraina luure ning ühesuunalisi ründedroone, saavutades selles piiratud edu. Lühidalt öeldes peetakse Mi-28 laialdaselt üheks parimaks ründekopteriks tänapäeval maailmas. Igaüks neist on väärtuslik vara Kremlile alluvatele vägedele ja kuigi nad ei pruugi nii tihti uudistesse jõuda nagu droonid ja raketid, on nad seni konfliktis mänginud üliolulist rolli. Ja just sellepärast ongi nii suur asi, kui Ukraina suudab mõnda neist õhusõidukitest kahjustada või hävitada. Avatud allikatega luuregrupi Oryx andmetel on Ukraina väed suutnud selle saavutada sõja jooksul vähemalt 20 korral. 20? Mi-28 helikopterit on kinnitatud kas tõsiselt kahjustatuks või täielikult hävitatuks, kuigi tegelik arv on tõenäoliselt märkimisväärselt suurem. Kuna on juhtumeid, kus Vene vahendid pühitakse maa pealt, kuid nende hävitamist kinnitavad selget tõendit ei leidu. Selles olukorras on aga tõendid selgelt videokujul näha, kui me näeme drooni sihtmärgile lähenemas vaid millimeetrite kaugusel kopteri propelleri labadest, enne kui ekraan muutub mustaks. Kuid selle loo kõige hämmastavam osa on see, millist drooni Ukraina tegelikult kasutas. Mitmete uudisraportite ja Ukraina droonitootja Skyfalli pressiteate kohaselt. Kõnealune droon oli üks Skyfalli enda Shrike 10 FPV droonidest. Shrike 10 on märkimisväärselt õhus ja üllatavalt odav taktikaline ründedroon. Sellel on 10-tolline raam ja võime kanda kuni 3 kilogrammi ehk 6,6 naela raskust lasti. See kuulub laiemasse Shrike'i droonide perekonda, mida peetakse seni Venemaa-Ukraina sõjas ühtedeks enim kasutatud droonideks. Nende lennuulatus on kuni 30 kilomeetrit ehk 18,6 miili ja maksimaalne kiirus
120 kilomeetrit tunnis, 75 miili tunnis, maksimaalne kõrgus umbes 800 meetrit ehk 2600 jalga ja kogu lennu kestus kuni 15 minutit, kuid kahtlemata on Shrike 10 kõige muljetavaldavam omadus selle hind. Need droonid maksavad hinnanguliselt $500 tüki kohta. Tegelikult saab neid mõnel juhul valmistada isegi odavamalt, umbes $400 eest, tootja sõnul. Tänu Shrike'i odavatele tootmiskuludele saab Ukraina hõlpsasti valmistada ja kasutusele võtta tuhandeid neid droone, ilma et peaks muretsema, et selle peale kulub terve varandus. Ja nagu see lugu näitab, võivad need droonid olla odavad, kuid need on täiesti võimelised hävitama palju suuremaid ja märkimisväärselt väärtuslikumaid sihtmärke. Näiteks Mi-28 hinnanguline maksumus on $15–19 miljonit ühe ühiku kohta. $500 droon $19 miljoni suuruse helikopteri vastu ja võidab just droon. Kulutõhususe mõttes on sellele raske midagi paremat leida. Ja kõige pöörasem on see, et see pole isegi esimene kord, kui see juhtub. Peaaegu täpselt sama stsenaarium leidis aset juba 2025 aasta septembris. Siis ilmusid taas teated, et Ukraina droonipiloodid tabasid ja hävitasid edukalt Vene helikopteri, kasutades lihtsat FPV drooni. Jällegi jagas uudist internetis mehitamata süsteemide väe juhataja Magyar, kirjutades Telegrammis. Mi-8 helikopteri hävitasid mehitamata süsteemide väe 59. brigaadi piloodid FPV drooni abil. Magyar jagas ka rünnaku videot. 30-sekundilist klippi, kus on selgelt näha, kuidas droon põrkub kokku õhusõidukiga, mis valandab kohese plaavatuse, kui helikopter süttib põlema ja teeb paksu suitsupilve saatel avarimaandumise. Hiljem selgus, et tegemist oli tegelikult Mi-8 transpordikopteriga, mitte Mi-28, kuid selle väärtus oli siiski üle $10 miljoni. Ja taaskord kasutasid Ukraina droonimeeskonnad $500 FPV drooni. Hiljem kinnitati, et see oli Shrike 10, et saavutada see tulemus. Enne kui sukeldume sellesse, mida see tähendab nii Ukrainale kui ka Venemaale, toob sõjasaade teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Vajuta telli, et olla alati kursis. See lugu ei räägi ainult ühest droonist ja ühest helikopterist. See on kogu sõja mikrokosmos. See on sümboliks sellele, milliseks see konflikt on kujunenud ning sügavale lõhele, mis eksisteerib mõlema poole strateegiate ja doktriinide vahel. Aastaid, isegi aastakümneid, Venemaa sõjavägi on olnud kulukusest lausa kinnisidees. Alates Nõukogude Liidu aegadest kuni 21. sajandi Vladimir Putini režiimini on riik järjepidevalt keskendunud tohutute summade kulutamisele maailma juhtivatele uuendustele. Korduvalt sõjalistel näitustel ja Punase väljaku paraadidel Vladimir Putini armee on korduvalt demonstreerinud oma viimaseid mitme miljoni dollari suuruseid projekte, alates hiiglaslikest põhilahingutankidest kuni tohutute rakettideni, mis suudavad lennata kiiremini ja kaugemale kui nende eelkäijad. See on olnud peamine viis, kuidas Venemaa on põlvkondade kaupa oma jõudu näidanud. Venemaa on kulutanud rohkem ja ehitanud suuremaid süsteeme kui peaaegu ükski teine riik maailmas, et hirmutada neid, kes võiksid talle vastu seista. Ja aastaid tundus, et see strateegia töötab. Isegi mõned maailma võimsaimad sõjalised jõud kartsid mõistetavalt Kremlit ärritada ja tunda suure Vene sõjamasina viha. Ja kui Vladimir Putin andis 2022 aastal käsu Ukrainasse täiemahuliselt tungida, siis ootas ülejäänud maailm loogiliselt, et Venemaa sõjavägi tormab üle kogu riigi, pühkides minema igasuguse vastupanu, mida Kiiev suudaks kokku võtta. Muidugi, nagu me nüüd teame, nii ei läinud, sest Ukraina tegutses hoopis teistsuguse plaani järgi. See ei tuginenud suurimatele tankidele ega parimatele rakettidele. Isegi oma lääneliitlaste rahalise toetusega ei olnud Ukrainal vahendeid, et võistelda Venemaa pidevalt kasvava sõjalise eelarvega. Seega pidi ta leidma palju odavamaid viise enda kaitsmiseks. Ta pidi tegema midagi, mis tundus võimatu, et muuta maailma taise tugevaima sõjalise jõu mõju tühiseks ja sellele vastu astuda vaid murdosa selle eelarvest. See pidi välja mõtlema, kuidas peatada $1 miljoni väärtuses rakette õhutõrjesüsteemidega, mis maksavad vaid 10 000. Peatada tohutuid drooniparvi ilma tohutute tõrjerelvade varudeta, hävitada ulatuslikke mehhaniseeritud rünnakurühmi suhteliselt algeliste miinide ja tankitõrjerakettidega. Moldova enamiku riikide jaoks oleks see väljakutse olnud liiga suur. Paljud oleksid juba esimesel takistusel läbi kukkunud. Ei oleks suutnud peatada halastamatut Vene pealetungi, aga mitte Ukraina. Ukraina julges uskuda võimatusse ja tänu visadusele, otsusekindlusele ja lõpututele raskele tööle pühendatud tundidele tegi selle võimalikuks. Nüüd lõikab ta selle vilju. Sest hiljutine rünnak Mi-28 kopteri vastu on vaid üks näide sadadest teistest. Iga mööduva nädalaga. Iga nädal ilmub uusi teateid, kuidas Ukraina droonid hävitavad palju suuremaid ja väärtuslikumaid Vene varasid.
See ei ole alati nii, et $500 droon hävitab $19 miljoni väärtuses lennuki. Mõnikord hävitavad $5000 droonid miljoni väärtuses radareid. Või $25,000 Baabi Yaga pommitajadroonid, mis tapavad tosin vaenlase sõdurit. Või parved, mis koosnevad 10 droonidest ja lasevad õhku Vene naftarafineerimistehaseid, põhjustades Kremlile hindamatuid rahalisi kaotusi. Numbrid varieeruvad, kuid need on peaaegu alati Ukraina kasuks. 15. juulil näiteks Magyar teavas taas Telegrammis, et Ukraina drooniüksused tabasid edukalt vähemalt 20 Venemaa alust, mis sõitsid üle Aasovi mere. Laevad, mis väidetavalt kuuluvad Venemaa varilaevastikku, mida Moskva kasutab finantssanktsioonide vältimiseks ning nafta ja teiste ressursside eksportimiseks üle maailma, nende hulgas oli 17 naftatankerit, 2 LNG-tankerit ja puksiirlaev. Magyar jagas ka videomaterjali laevade pihta tabamustest, näidates klippide kogumikku, kus FPV droonid sihivad oma sihtmärke. Ta ei andnud üksikasju, milliseid droone kasutati. Ja Ukrainal on tänapäeval nii mitmekesine arsenal, et on raske teada, milliseid üksusi konkreetsetes rünnakutes kasutatakse. Aga paljud neist maksavad valmistamiseks vaid mõni tuhat või isegi vähem mõnel juhul. Ja neid kasutatakse pidevalt sihtmärkide vastu, mis maksavad oluliselt rohkem. Mida rohkem neid rünnakuid toimub, seda halvemaks muutub olukord Venemaa jaoks, sest Ukraina kasutab lihtsat ja odavat tehnikat, et põhjustada kokku miljardeid dollareid kahju. See ei ole Kremlile jätkusuutlik. Ja just see ongi asja mõte. Viimase aasta jooksul on Ukraina selgelt mõistnud, et seda sõda ei võideta rindel. Seda ei võideta, kui üritada Venemaaga jõudu katsuda ja lihtsalt võimalikult palju tanke ja sõdureid hävitada, sest Kremlil on alati rohkem tööjõudu ja ressursse varuks, ootamas, et võtta nende koht, kes on juba kõrvaldatud. Selle asemel võidetakse või kaotatakse see sõda hoopis rahanduses. Kui Ukraina suudab muuta konflikti Venemaa jaoks võimalikult kulukaks, võib Kremlil lõpuks jääda vähe muud üle, kui oma väed tagasi tõmmata ja alustada rahuläbirääkimisi. Ja kõige tõhusam viis seda teha ei ole kallite rakettide või soomukitega, see on droonidega. Seetõttu pole üllatav, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas just oma kavatsusest kahekordistada Ukraina droonide tootmisvõimsust järgmise 12 kuu jooksul. Hiljutiste Ukraina riikluse päeva pidustuste ajal Kiievis Zelenski tunnistas, et isegi teda on üllatanud, kui kiiresti tema riigi kaitsetööstus on suutnud tootmist suurendada. Ma mäletan, kui ma esimest korda avalikult teatasin riigi plaanist toota 1 miljon drooni aastas, nii Ukrainas kui ka välismaal oli palju skepsist. Nüüd võime öelda, et toodame 10 miljonit drooni aastas. 10 miljonit. Ja neid saab olema 20 miljonit. Seda arvu mainis ka riigi kaitseministri asetäitja härra Slav Banik, kes ütles hiljuti NATO parlamentaarsele assambleele, et Ukraina kaitsetööstusel on juba potentsiaal toota 20 miljonit drooni aastas, tingimusel, et see saab piisavalt rahastust ja toetust oma lääneliitlastelt. Banik lisas, et kaitsetööstus võiks samuti toota tuhandeid rakette nii kaugmaarünnakuteks kui ka õhutõrjeoperatsioonideks ja kutsus liitlasi üles sellesse riiki edasi investeerima, et aidata tal oma ambitsioone saavutada. Paljud riigid on sellele üleskutsele vastanud. Näiteks Saksamaa on hiljuti teatanud 90 miljoni euro ehk $103 miljoni suurusest rahastuspaketist konkreetselt selleks, et aidata Ukrainal hankida veelgi rohkem neid samu Skyfalli ründedroone, mis hävitasid Mi-8 helikopteri. 2025 aasta septembris ja Mi-28 alles mõned päevad tagasi. See pakett katab 50 000 nende FPV lahingdrooni maksumuse. Tõeline droonide armee on valmis ja ootab, et Vene sihtmärkidele põrgu kaela tuua. Igaühel neist on potentsiaal hävitada näiteks koptereid, soomukeid, suurtükisüsteeme, kindlustusi ja vaenlase elavjõudu. Ja head uudised selle rünnaku kohta sellega ei piirdu. Selle aasta märtsis jõudis Skyfall uudistesse, kui selle Shrike 10 Fiber võitis esimese koha USA armee droonide ülekaaluvõistlusel, saavutades peaaegu täiusliku tulemuse. 99,3 punkti võimalikust 100. Test toimus Fort Benningis, Ameerika Ühendriikide Georgia osariigis, kus USA armee esindajad hindasid iga süsteemi kvaliteeti ja jõudlust simuleeritud lahingutingimustes. Nii et Shrike ei ole mitte ainult uskumatult taskukohane, see on ka üks parimaid mitmekülgseid sõjaväedroone, mis tänapäeval olemas on, teenides välja USA sõjaväe heakskiidu. Ja see on vaid üks osa sellest, mis on kiiresti saanud planeedi parimaks drooniarmeeks. Armee, kuhu kuuluvad sellised hinnatud uuendused nagu Lyotchi kaugmaa ründedroon, Wild Hornetsi Sting Piltpuda, Baba Yaga pommitajad, Firepoint FP1 ja isegi mehitamata pinnadroonid rünnakuteks mere sihtmärkidele nagu Magyar V5 ja V7. Need erinevad tohutult suuruse, kiiruse, disaini ja võimekuse poolest, kuid kõigil neil on uskumatult hea hinna ja väärtuse suhe.
Ja see võib-olla on kõige olulisem osa, sest just nende droonide odav hind võimaldab Ukrainal neid nii lihtsalt toota ja tagab, et iga edukas rünnak on palju väärtuslikum. Ja Ukraina ei kasuta mehitamata vahendeid ka ainult õhus ja vees, et Kremlile kaost külvata. Seda videot vaadates näed, kuidas Kiievi üha võimsamaks muutuv maismaarobotite armee külvab segadust rindel tapmistsoonides. Kujuta ette, et elad Moskvas, eks? Nüüd. Aastad, mil oled nautinud Vene luksuse rüpes olemist. Putin ütles sulle, et oled alati kaitstud. Keegi ei saa kunagi rünnata Venemaa pealinna. Isegi pärast seda, kui Putin alustas oma hullumeelset sõda Ukrainas, kinnitas ta sulle, et Moskvat ei puudutata kunagi. Ukraina lihtsalt ei suuda seda teha. Kuidas ajad on muutunud? Ukraina tabas taas Moskvat kõvasti. Putin ei suuda oma pealinna kaitsta, kui droonid lendavad, pommid langevad ja õhutõrjesüsteemides, mis pidid olema läbimatud, on rohkem auke kui Šveitsi juustus. Me suundume väikelinna Noginskisse. Umbes 50 kilomeetri kaugusel Kremlist asuv linn tundub märkamatu. Veidi igav, kuid Noginskis peitub naftahoidla, mis teenindab pealinna, mis muudab selle linna Ukraina sihtmärgiks. Ja Ukraina tabas seda sihtmärki otse 10-sse. 18. juulil tuli uudis, et Ukraina droonid tabasid otse Noginski naftabaasi. Venemaa pole suutnud seda rünnakut varjata. Ta ei saanudki. Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjov on juba kinnitanud, et Venemaa tähtsaim piirkond sattus Ukraina droonirünnaku alla. See on vastuolus Venemaa tavapärase taktikaga teeselda, et midagi pole juhtunud, kuid kui sa näed neid kaadreid, saad aru miks. Kus on suitsu? Siin on ka tuld. Ja Noginski naftabaasis tõuseb paganama palju suitsu. Astra ja Excelanova Plus, mis mõlemad on Venemaa sees sõltumatu ajakirjanduse tugipunktid, mis paljastavad reaalsust sellest, mis toimub pärast Ukraina droonirünnakuid, on jaganud sündmuskohalt videoid ja fotosid. 18. juuli hommikul avaldasid pealtnägijad kaadreid, mis näitasid tulekahju ja plahvatusi. Astra Osint analüütik tuvastas, et põlev objekt on Noginski naftabaas Moskva oblastis. Astra teadas, kui ta jagas videot, kus on näha tohutut suitsupilve depoos tõusmas koos geolokaliseeritud pildiga, mis näitab täpselt, mida Ukraina tabas. Excalibur Plus oli veidi lakoonilisem. Noginski naftahoidla põleb endiselt, teatas väljaanne ja jagas 3 videot, mis näitavad suitsu ja leegikeeli taevasse tõusmas. Seda ei saa väikese linna inimeste eest varjata. Kõik, kes elavad Noginskis, oleksid kuulnud droonide suminat, näinud, kuidas Vene õhutõrje ebaõnnestub ja võivad tunda leekide kuumust, kui nad julgevad tulla linna naftabaasi lähedale. Ukraina pole hääbenenud seda viimast võitu Venemaa üle avalikult välja kuulutada. President Volodymyr Zelenski jagas Facebookis videot, pakkudes veelgi rohkem kaadreid suitsust, koos mõne videoga Ukraina kasutatud droonidest. Täna töötasid meie kaugmaa sanktsioonid 3 piirkonnas Venemaa territooriumil, samuti meie ajutiselt okupeeritud aladel ja merel. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas jõuliselt. Ta andis meile ka väikese vihje. Ukraina ei rünnanud ainult Noginskit. Ukraina droonioperaatorid keskenduvad harva ainult ühele sihtmärgile eraldi. Teised rajatised on põlenud ja üks neist oli Kremlile liiga lähedal, et see oleks Putinile ja tema kaaslastele mugav. Jõuame ka nende teiste rajatisteni, kuid kõigepealt oli Noginski naftabaas oluline sihtmärk mitmel põhjusel. United 24. Meedia teatel asub Noginskis 24 kütusemahutit, mille kogumaht on 11 500 kuupmeetrit. See kütus, mis sisaldab diislikütust, bensiini ja petrooliumi, hoitakse seal, kuni see tarnitakse kaupmeestele ja tarnijatele üle kogu Moskva. Nii et sa arvasid õigesti. Ukraina korraldas just veel ühe rünnaku, mis muudab Venemaa kütusekriisi veelgi hullemaks kui varem. Noginski tulekahju viib tühjade kütusepaakideni sõidukites üle kogu Moskva. See on Ukraina, kes näitab taas Putini rahvale, et ta ei suuda kaitsta kogu Venemaa kõige tähtsamat linna. Putin ei suuda samuti kaitsta üht Venemaa tähtsaimat logistikasõlme. Kui Noginski depo põles, oli Ukrainal silmapiiril võib-olla veelgi suurem saak. Samuti asub Moskva lähedal Wildberrisi logistikaladu. See asub Elektrostaali linnas. See tohutu 188 000 ruutmeetri suurune rajatis kuulub ühele Venemaa suurimale veebimüüjale, mis haldab tohutut e-kaubanduse platvormi, mis on mõnevõrra sarnane Amazoniga, kuid Venemaa mastaabis. Me teame, et Wildberrisil on nii tsiviil- kui ka sõjalised kasutusviisid. Astra teatab, et jaemüüja tarnib droonide häälestamise tööriistu ja muud sõjalist varustust koos tarbekaupadega, mida müüakse üle kogu Venemaa. Nüüd on see täpselt nagu Noginski naftabaas, mis põleb pärast võimsat Ukraina droonirünnakut.
Suits, mis tõuseb Wildberrysi laohoonest, on isegi tihedam kui Nodžinskis nähtud, mis viitab sellele, et Ukraina on hävitanud suure osa sellest Moskva oblasti laost. Praegu hinnatakse tekitatud kahju ulatust. Kuid Euromiden pressi andmetel mõne hinnangu kohaselt, et Wildberrysis on praegu leekides kuni 1,3 miljardi dollari väärtuses kaupa. See pole sugugi halb tulemus kaugmaa droonide kohta, mis maksavad vaid murdosa sellest summast. Need arvud pärinevad samuti Venemaa jälgimiskanalitest, teatab Euromiden press. Ja Ukraina hinnang võib lõpuks näidata hoopis palju suuremaid kaotusi. Nii et me teame, et Wildberrys müüb sõjapäevarustust, aga küsimus on, miks just see koht? Osa põhjusest, miks Ukraina ründas Wildberrysi ladu, seisneb asukohas. Elektrostall asub vaid umbes 60 kilomeetri kaugusel Moskvast, nii et rünnak selles linnas kordab sõnumit, mida Ukraina tahab Venemaale jõuliselt edastada. Moskva õhutõrje ei suuda linna üldse kaitsta. Siiski on selle rünnaku juures ka kättemaksu element. Üks vähem kajastatud aspekte Venemaa kaugmaa kampaanias Ukraina vastu on see, et Venemaa on korduvalt sihtinud sarnaseid rajatisi, mis teenindavad Ukraina sõjaväge ja rahvast. Üks Ukraina enda tähtsamaid veebimüüjaid, Novopošša, on olnud korduvalt Vene droonide ja rakettide sihtmärgiks, alates sellest, kui Putin oma sõja alustas. Üks Ukraina suurimaid posti- ja logistikafirmasid, Novopošša, omab ladusid üle kogu Ukraina. 2023 aasta. Oktoobris tabas Vene rakett Novopošša terminali Kurotšitšis, mis asub Harkivi oblastis. 6 töötajat hukkus. Veel 17 inimest sai vigastada ja see rakett hävitas 100 pakid. Hüpame 2026. aasta keskpaika ja tundub, et Venemaa on võtnud Novopošša regulaarseks sihtmärgiks. 2. juulil tabas Vene Shahed-tüüpi droonettevõtte üht sorteerimiskeskust Zaporižjas. Järgmisel päeval sihtisid veel Vene droonid teist sorteerimiskeskust, seekord Dnipros. Ja rünnakud jätkuvad. Rünnak Novopošća terminaali vastu Kiievis 5. juulil. Teine rünnak terminali vastu Krõõvi Rihis kohe pärast seda. Venemaa on samuti rünnanud Novopošća filiaale, nagu see juhtus Tšernihivis juuli alguses ja Krementšukis 16. juulil. Venemaa arvab ilmselgelt, et tsiviillogistika häirimine on õigustatud sõjastrateegia. Mis sobib küpsetatud Vene hanele, sobib ka Ukraina isa hanile. Wildberrysi lao põlemine näitab Putinile, et tema katsed halvata üht Ukraina suurimat kullerfirmat võivad saada vastuseks samasuguse tulega. Me nägime just, kuidas Moskva õhutõrje Ukraina droonide vastu täielikult läbi kukkus. Ja selle probleemi taga peitub veel üks. See ei ole esimene kord, kui need õhutõrjesüsteemid on läbi kukkunud. Moskva on muutunud Ukraina jaoks regulaarseks sihtmärgiks. Need viimased rünnakud järgnesid teistele, mis näitavad, kui haavatavaks on muutunud Venemaa tähtsaim linn. Juba mais korraldas Ukraina seni ühe oma suurima droonirünnaku Venemaa vastu, nädal aega kestnud rünnakutega, mis tabasid mitmeid olulisi sihtmärke Moskvas, sealhulgas rafineerimistehast, mis toodab suure osa kütusest, mida Moskva elanikud kasutavad. Kuu aega hiljem tabas sama rafineerimistehast taas rünnak, mille tagajärjel olid tulekahjud nii tugevad, et Moskva elanikud kurtsid musta vihma üle, mis langes nende tänavatele. See on Moskva elanike uus reaalsus aastal 2026. Nemad pidid olema kõige turvalisemad inimesed Venemaal. Tõsi, nad ei olnud Ukrainast kaugemal kui inimesed, kes elavad Siberis või Venemaa teistes kaugemates piirkondades. Aga nemad olid Moskvas. Venemaa kroonipärl, ümbritsetud nii tihedate õhutõrjekihtidega, et isegi kärbes oleks pidanud neist läbi pääsema. Vladimir Putin ütles neile, et nad on kaitstud, aga see illusioon on nüüd purunenud. Täpselt nagu Moskvas põlevad naftatöötlemistehased, depood ja laod, kuhu Ukraina droonid on taas otseseid tabamusi andnud. Moskva ei ole enam pelgupaik. See on sihtmärk. Ja et mõista, miks see oluline on, peame süvenema Moskva õhutõrje müüti, paljastades, miks kõik, mida Putin üritab teha Venemaa pealinna kaitsmiseks, ebaõnnestub. Aga enne kui me seda teeme, see siin on sõjasaade. Kui selline analüüs sind huvitab, siis kindlasti telli meie kanal. Me teeme selliseid ülevaateid igal nädalal. Niisiis, Moskva õhutõrje. Mis pagan siin juhtunud on? See on küsimus, mis kummitab miljonite moskvalaste mõtteid, kui nad näevad järjekordset teadet nende linna ümbruses põlevatest olulistest rajatistest. Ja selle küsimuse umbusklik too on igati ootuspärane, sest Moskvat peaksid kaitsma mitmekihilised õhusutõrjesüsteemid, mis takistavad selliste sündmuste toimumist. Neil kaitsekihtidel on isegi nimi. Raudne rõngas. Moskva oli alati hästi kaitstud, kuid juba 2025. aasta mais Venemaad nähti pingutamas. Õhukaitset tugevdati uute õhukaitsepositsioonidega, mis paigaldati mööda linna keskset ringteed ja paralleelselt selle teega kulgevale betoonrõngale. Need kaitserajatised asusid umbes 50 kilomeetri kaugusel Moskvast, iroonilisel kombel umbes sama kaugel linnast kui sihtmärgid, mida Ukraina ründas.
18. juulil aasta hiljem tugevdas Venemaa endiselt raudrõngast. Seekord enne armetut võidupüha paraadi, kus Venemaa keeldus näitamast ühtegi oma sõjatehnikat, kartes, et Ukraina võib sellele rünnaku korraldada. Kiev Post teatas, et Moskva ümber püstitati 10 õhutõrjetorne, kokku 43 tükki. Kõik need olid ehitatud viimase 12 kuu jooksul. Tavalisele vaatlejale tundus Moskva maine kindlusena, mis suudab end kaitsta kõige eest, mis taevast tuleb, igati õigustatud. Tegelikkus, nagu me nüüd näeme, on hoopis teistsugune. Viimastel nädalatel on Moskva ümbruses olnud märke Venemaa õhutõrje meeleheitest. Üks raport teise järel kinnitab, et Venemaa on aktiivselt viinud õhutõrjesüsteeme rindelt ära, et kaitsta Vene pealinna. See ei ole jõudemonstratsioon. See näitab, et Venemaa õhutõrje on Ukraina droonide vastu nõrk ja ainus strateegia, mis Kremlil on see, mida kasutatakse Ukraina lahinguväljal. Kvantiteet kvaliteedi asemel. 24. juunil teatas Kiev Independent, et Venemaa oli ümber paigutanud õhutõrjesüsteemid nii Moskvasse kui ka Kertši sillale, mis viib Krimmi. Mõlemal juhul Ukraina droonirünnakute intensiivistumise hirmu tõttu. Selle väite esitas Zelenski ise. Järgnevad raportid tõestasid peagi, et tal oli õigus. 15. juulil teatas Kiev Post, et õhutõrjesüsteemid, mis varem asusid mõnes Venemaa tähtsaimas Arktika baasides, sealhulgas Rogatšovos ja Severodvinskis, olid salapäraselt kadunud. S-300 ja S-400 õhutõrjesüsteemid olid seal paiknenud. Paljud neist jõudsid lõpuks Moskvasse. Mõni päev hiljem, 19. juulil, avaldas Defense Express, et Venemaa oli samuti viinud S-300 ja S-400 süsteemid Sevmashi ja Zvezdochka laevatehastest minema, millest esimene on Venemaa ainus laevatehas, mis suudab ehitada tuumaallveelaevu. Samal ajal, kui viimane on üks vähestest Venemaa laevatehastest, mis suudab teha remonditöid tuumajõul töötavatele Vene sõjalaevadele. Kokku viidi üle 28 raketilaskeseadet. Mõned paigutati ümber Krimmi ja teised Moskvasse. See näitab hirmu. Väga palju hirmu. Venemaa seisab selgelt silmitsi õhutõrjekriisiga, kuna Ukraina droonid muutuvad üha võimsamaks ja Kreml peab leppima tõsiasjaga, et Venemaa on liiga suur, et seda täielikult kaitsta. Seetõttu on Moskva koos Krimmiga muutunud prioriteediks. Teisi olulisi objekte tuleb nõrgestada, et kaitsta pealinna, mis Putini lubaduste järgi pidi tema alustatud sõjast puutumata jääma. Aga ükski neist meeleheitlikest sammudest pole toiminud. Miks? Venemaal on mõned probleemid, mis kõik ilmnevad 19. juuni Medusa raportist. Ukraina droonide hulk on ilmselge probleem. 2026 aastal ei saada Ukraina Venemaale mitte mõnikümmend drooni, vaid iga rünnakuga sadu. Sellisel juhul on kogus väga oluline. Rohkem droone tähendab suuremat koormust Vene õhutõrjele. Need kaitsesüsteemid võivad alla tulistada. 100 drooni, kuid ikkagi jääb 5 või 6, mis pääsevad läbi ja tabavad oma sihtmärke. Medusa toob samuti välja, et Venemaal puudub piirialadel igasugune droonide tuvastussüsteem. Lisaks puudub neil ka tsentraliseeritud süsteem, mis võimaldaks infot jagada piirkondade vahel, mis võivad olla sihtmärgiks. Teisisõnu saab Ukraina Venemaa piiride kaitsetest läbi murda ning Moskva ei tea Ukraina droonide tulekust enne, kui linna ümber paigaldatud õhutõrjeradarid need avastavad. Igasugune vastus sellele on siis paaniline ja tagantjärele reageeriv. Moskva ei saa ette valmistuda, sest tal puuduvad andmed. Ja lõpuks on veel kaitsesüsteemid ise. Me rääkisime varem S-300-dest ja S-400-dest. Need, nagu enamik Venemaa õhutõrjesüsteeme, on mõeldud rakettide ja lennukite vastu võitlemiseks. Droonid on teistsugused. Need on väiksemad ja lendavad madalamal kui enamik Venemaa õhutõrjesüsteemide sihtmärke, mis tähendab, et need kaitsesüsteemid kas ei suuda Ukraina droone jälgida või ei suuda neid tabada, kui droonid on avastatud. Madallennul lendavad droonid suurendavad ka võimalust, et raketid võivad eksida. Õhutõrjerakett, mis lendab 10 kilomeetreid, et tabada lennukit, ei taba tõenäoliselt sihtmärki, mis asub maapinna lähedal. Aga rakett, mis ründab drooni, mis on vaid mõne kilomeetri kõrgusel maapinnast, see on hoopis teine lugu. Kõige selle lühike kokkuvõte on see, et rohkem ei tähenda Venemaa jaoks paremat, kui tegemist on droonidega. Raudse ringi ülesehitamine ei oma tähtsust. See ring ei ole mõeldud nende droonidega tegelemiseks, mida Ukraina saadab. Ja me näeme seda siis, kui need droonid tabavad sihtmärke, mis asuvad vaid mõnekümne kilomeetri kaugusel Kremlist. Nüüd tundub, et me unustame siin midagi. Muidugi. Mõtle tagasi Zelenski kommentaaridele selle kohta, mida Ukraina oma viimastes rünnakutes tabas. Ta ütles, et sihtmärke oli 3. Oleme teile 2 neist rääkinud. 3. ei olnud Moskvas, mis näitab, kui muljetavaldavaks on Ukraina süvarünnakute kampaania muutunud. See suudab ühe ööga kogu Venemaad rünnata, tabades pealinna ja sihtmärke paljude kilomeetrite kaugusel oskuslikult koordineeritud rünnakutes. Ukraina 3. sihtmärk oli Stavropoli krais, kus Ukraina julgeolekuteenistus tabas 3 naftabaasi, mille järel Ukraina relvajõud ründasid selles piirkonnas veel üht kütusehoidlat. Stavropoli krai ei asu Moskva lähedal. See on peaaegu
1300 kilomeetri kaugusel Venemaa pealinnast, mis taas näitab meile Ukraina droonirünnakute ulatust ja sügavust. Selles piirkonnas registreeriti tulekahjud Vjasniki külas ja Stavropoli põhjaosas. Mainisime varem Ukraina rünnakuid Venemaa kütuse vastu. See on lihtsalt veel üks näide. Pole vahet, kus sa Venemaal oled. Sa vaatad, kuidas bensiin ja diislikütus põlevad, selle asemel, et neid oma sõidukisse tankida. See on valu, mis on Venemaale tagasi toodud viisil, mis Putini sõnul ei pidanud kunagi juhtuma. Sellega jõuame kenasti selle video viimase punktini. Putin ei suuda enam Venemaad ega selle pealinna kaitsta. Ja Putin teab seda. Oleme isegi näinud vihjet Venemaa niinimetatud suurelt kaitsjalt, et Venemaa ei saa eriti midagi teha, et takistada Ukrainal Moskvat või ükskõik millist muud piirkonda ründamast, mida ta soovib tabada. Otsus mitte näidata sõjatehnikat. 2026 aasta võidupüha paraadil oli sisuliselt mööndus. Selle varustuse väljatoomiseks polnud mingit muud põhjust peale selle, et Venemaa kardab Ukraina droone. See hirm räägib rahvale kõik sellest, kui palju usaldust Kremlil tegelikult Moskva õhutõrje vastu on. Kütusekriisi laastades Venemaad on Putin olnud sunnitud haruldast avalikku mööndust tegema, et lihtsalt võib-olla, pikad järjekorrad kiiresti tühjenevates tanklates võivad olla märk sellest, et Ukraina saavutab rohkem edu, kui Putin kunagi arvas. Venemaa juht ei tahtnud kunagi neid asju tunnistada. See on mees, kes püüab oma rahva, eriti Moskva elanike eest, varjata nii palju selle sõja tegelikkusest, mille ta alustas. Kuid maapinnal lõõmavad tulekahjud, taevas suits ja tühjenemad pumbad ei jää varjatuks. Putin on kaotanud kontrolli. Ta teab seda ja teeb kõik, et venelased sellest aru ei saaks. Aga need inimesed näevad vihjeid. Putin ei suuda enam veenda Moskva ega kusagil mujal Venemaal elavaid inimesi, et see sõda neid ei mõjuta. See mõjutab küll. Nad näevad seda iga päev, kui üha rohkem Ukraina droone sumiseb nende peade kohal. Atlantic Council viitab Ukraina rünnakutele Peterburi vastu juba juunis, mis ajastati kokku tuhandete inimeste saabumisega, kellest paljud olid välismaalt, linna Peterburi rahvusvaheliseks majandusfoorumiks. Need rünnakud tekitasid Venemaal arutelu selle üle, kas riigi õhutõrjesüsteemid on oma ülesannete kõrgusel. Enamik neist aruteludest käib nüüd veelgi ägedamalt, kuna Moskva oblastis on tabatud veel rohkem sihtmärke. Ja ilmselge vastus, millele keegi, kes küsib Venemaa õhutõrje kohta ei jõua, on see, et ei, kaitsesüsteemid ei ole piisavalt head. Need ei lähe ka paremaks. Ükskõik kui palju süsteeme ja radareid Putin rindelt ära toob. Pane end praegu ühe moskvalase olukorda. Sa oled just näinud uudiseid järjekordsetest Ukraina rünnakutest vaid mõne kilomeetri kaugusel sinu linnast. Sa tead, et Venemaal on kütusekriis. Isegi Putin on seda tunnistanud. Kui oled linna äärelinnas, võid isegi näha suitsu tõusmas naftabaasist või laost, mida just tabati. Isegi kui sa ei näe seda, siis teade, mille just said oma Wildberriesi kontole, et sinu tarne viibib ootamatult, on vihje, et midagi halba on juhtumas. Mida sa sel hetkel Putini kohta mõtleksid? Võib-olla, et on aeg, et juht, kes lubas ja ei suutnud sinu linna kaitsta, peaks Venemaa Ukrainast välja viima. Ukraina eesmärk on panna nii paljud venelased end nii tundma, et Putin ei saa neid enam eirata. Ja nüüd, kui Moskva on nüüd vaba sihtmärk, võib avaliku rahulolematuse laine, mida Ukraina püüab tekitada, Putini ambitsioonid minema pühkida kiiremini, kui arvata oskad. Lõppude lõpuks ei saa Putin ja tema kaaslased ju kiidelda ühegi suure eduga rindel, mis tasakaalustaks Moskvas põlevaid rajatisi. Aastaid uskus Vladimir Putin, et Ukraina sõjavägi ei saa kunagi olema piisavalt võimas, et tema armeele tõeliselt väljakutset esitada või tema režiimi ähvardada. Isegi siis, kui Ukraina droonid hakkasid lendama üle rindejoone ja Vene piirkondadesse, president jäi kindlaks veendumusele, et tema riigil pole võimalik kaotada. Venemaa oleks alati tugevam. Alati oleks nähtamatu lagi või piir, kui tugevaks Ukraina võiks saada, ja sellest ei piisaks kunagi, et tekitada sõja võitmiseks vajalikul määral püsivat tõsist kahju. Putin eksis ja Ukraina just tõestas. See on purustanud võimu piiri ja lõhkunud lae, saavutades midagi, mida paljud pidasid võimatuks ja tõustes täna lahinguväljal täiesti uuele võimu ja soorituse tasemele. Et sellest muutusest aru saada, peame tagasi kerima Ukraina käimasoleva kampaania algusaegadesse Venemaa nafta- ja energiataristu vastu. Kiiev on juba mitu aastat sihikule võtnud sellised objektid nagu naftatöötlemistehased ja torujuhtmed, aga tõstis panuseid tõsiselt. 2025 aastal, mil sihiti 21 Venemaa 38 suuremast naftatöötlemistehasest, mis tähendab edukate rünnakute arvu kasvu. 48% võrra võrreldes eelneva aastaga. Kogu 2025. aasta jooksul tundus, et vaevu möödus nädalgi ilma uudisteta uutest tulekahjudest, plahvatustest ja droonirünnakutest Venemaa naftatehastes. Kokkuvõttes avaldasid need rünnakud riigi majandusele ja energeetikasektorile üsna suurt mõju, kus rafineerimistehaste koguvõimsus langes rünnakute haripunktis 2025. aasta augustist oktoobrini lausa 40% võrra. Ukraina mehitamata süsteemide väed hakkasid samuti sagedamini ründama sõjatööstuse tehaseid
põhjustades tulekahjusid ja plahvatusi kohtades, kus Venemaa toodab oma droone, rakette ja muud laskemoona. Siiski, kuigi rünnakute mõju oli oluline ja internetis jagatud pildid ja videod tohututest plahvatustest ning õhku täitvast suitsust olid visuaalselt muljetavaldavad. Tegelikult polnud paljud neist rünnakutest kaugeltki nii tõhusad, kui oleks pidanud olema. Sellel oli 2 suurt põhjust. Esimene põhjus oli Vene õhutõrje olemasolu. Kuigi Kremli kaitsesüsteemide tõhusus on õigustatud kahtluse alla seatud, kui sõda on edasi arenenud, Venemaal olid siiski veel üsna suured varud olulistest vahenditest. Näiteks S-300, ka kaasaegsem S-400, SO, M2, Buk, M3 ja Pantsir SM. Kui Vene komandöörid mõistsid, et Ukraina üritab rünnata nende energiarajatisi, nad paigakutasid paljud neist vahenditest ümber võtmetähtsusega kohtadesse, nagu rafineerimistehased ja naftaterminalid, et tulistada alla enamik Kiievi saadetud droone ja rakette. See omakorda tähendas, et isegi kui mõned Ukraina droonid suutsid sihtmärke tabada, paljud teised hävitati, mis piiras seda, kui palju kahju riik suutis oma vastasele teha. Tüseks. Ja võib-olla veelgi suurem probleem oli see, et Ukraina väed pidid oma rünnakute läbiviimiseks leppima suhteliselt algeliste ja üsna väikeste droonidega. Isegi arenenumad mudelid suutsid kanda vaid suhteliselt väikeseid lõhkepäid, mis tähendas, et isegi kui need suutsid Venemaa kaitsetest mööda pääseda ja sihtkohta jõuda, neis polnud piisavalt lõhkeainet, et rafineerimistehaseid tegelikult rivist välja lüüa. Selle tõttu oli palju juhtumeid, kus droonirünnakud toimusid ja rajatised suleti ajutiselt. Aga peagi pandi need taas tööle. Kahju oli siiski olemas ja see oli ikkagi oluline. Aga sellest ei piisanud sellise kriisi ja kokkuvarisemise esilekutsumiseks, mida Kiievi väed lootsid. Kuid aastal 2026 kõik muutus, sest Ukraina leidis mõlema probleemi jaoks lahendused. Esiteks, see hakkas süstemaatiliselt Venemaa õhutõrjet hävitama. Aruanded näitavad, et ajavahemikus juuni 2025 kuni märts 2026 Ukraina viis läbi peaaegu 500 rünnakut vaenlase õhutõrje infrastruktuuri vastu ja veel 433 rünnakut ligipääsu tõkestamise ja õhuruumi sulgemise vahendite vastu. Sellest ajast alates on see suundumus jätkunud. Ainult Krimmis hävitati selle aasta märtsist maini 24 radariseadet. Ainuüksi aprillis hävitati 25 õhutõrjesüsteemi, sealhulgas Tor, Buk, Osa ja Pantsir. Kümneid ja kümneid, isegi Venemaa parimaid süsteeme nagu S-400 on samuti hävitatud. Ja kui Ukraina suurendab oma rünnakuid vaenlase territooriumil, on Kremli komandöride käsutuses üha vähem ressursse. Selle tulemusena nad peavad valima, milliseid linnu, asulaid ja taristut nad soovivad kaitsmisel eelistada, jättes teised täiesti kaitseta. Näiteks pärast massilist droonirünnakut Moskvale viidi väidetavalt rohkem S-300 ja S-400 õhutõrjesüsteeme pealinna, nõrgestades sellega teisi piirkondi. Üks Ukraina droonioperaator, hüüdnimega Churchill, avaldas, et Venemaa kaotab kihilise õhutõrje kontseptsiooni, kuna üha rohkem süsteeme hävitatakse ja tekib rohkem pimedat tsooni. Selle otsese tagajärjena on Ukrainal nüüd palju lihtsam leida selgeid koridore läbi Vene territooriumide nende kohtadeni, mida ta soovib rünnata. Ukraina saab saata droonide parvi ja raketisalvesid nendele sihtkohtadele, ilma et peaks muretsema suure riski pärast, et need teel alla lastakse. See omakorda tähendab ka seda, et Kiievi väed võivad tunda end kindlamalt, kasutades nende samade sihtmärkide vastu suuremaid ja raskemaid relvi, mis viib meid teise suure muutuseni aastal 2026. Suuremate lõhkepeade kasutamine. Enne seda kasutas Ukraina üldiselt lõhkepeasid, mis kaalusid 10 kilogramme. Nagu Euromaidan märgib, ei piisa sellest lihtsalt, et läbistada naftarafineerimistehastes ja sõjatööstusettevõtetes leiduvaid paksu terasest tõkkeid ja betoonseinu. Ja kui droonid olid vaid veidi sihtmärgist mööda, võis neil olla raske üldse mingit tõsist kahju tekitada. Põhimõtteliselt suutsid nad kahjustada konkreetset sihtmärki, kui tabasid seda, kuid vajasid otsest tabamust. Mõne jala võrra möödalaskmine või teisele poole seina tabamine põhjustas minimaalset kahju. Remonti sai kiiresti teha. Kogu 2025. aasta jooksul Ukraina analüütikud mõistsid, et midagi peab muutuma. Nad olid kasutanud kergeid lõhkepeasid, et nende droonid saaksid kanda rohkem kütust ja läbida pikemaid vahemaid, et tabada sihtmärke kaugel Vene piiri taga. Aga sellel eelisel oli oma hind. Suhteliselt väikesed lõhkepead polnud lihtsalt piisavalt tugevad. Õnneks valmis lahendus tuli Firepoint FP2 drooni näol. Esialgu oli selle maksimaalne lennuaeg 2,5 tundi, tööraadiusega kuni 200 kilomeetrit ehk 125 miili ja laenguga, mis kaalub kuni 105 kilogrammi ehk 230 naela. See süsteem muutis mängu. Firepoint on sellest ajast teinud muudatusi, mis võimaldavad FP2L kanda koguni 200 kilogrammi
ehk 440 naela lõhkeainet veelgi suurematele kaugustele, kuni 370 kilomeetrit ehk 230 miili. Need maksavad rohkem, kuid on palju tõhusamad kui lihtsamad mehitamata õhusõidukid, millele Kiiev varem lootis. Näiteks Ljuti. Ja alates nende ilmumisest areenile FP2 droone on kasutatud arvukates kesk- ja kaugmaa rünnakutes Vene infrastruktuuri vastu. Nad on teinud augud mõne kõige olulisema naftatöötlemistaristu rajatise külgedesse. Näiteks esmased destilleerimisseadmed. Nad on põhjustanud tervete hoonete kokkuvarisemise sõjatööstusettevõtetes ja nad on andnud Venemaale palju suuremaid kahjustusi ning palju suuremaid arveid kui varasemad, lihtsamad ja väiksemad droonid. Ja nemad ei ole ainsad. Ukraina on hakanud kasutama ka teisi raskeid kaugmaa löögirelvi, mis suudavad ühendada nii suure ulatuse kui ka rasked lõhkepead. Näiteks droon Behemoth. See on tabavalt nimetatud taevaelukas, millel pole mitte üks, vaid 2 eraldi lõhkepead. Üks neist kaalub 40 kilogrammi ehk 88 naela ja teine kaalub 35 kilogrammi ehk 77 naela. Ühesuunalise ründedroonina see hiiglane ei heida oma lõhkepeasid. Selle asemel tandemlaenguga lõhkepea plahvatab kokkupõrkel, et tungida läbi sihtmärgi väliskaitse enne, kui suurem termopaariline lõhkepea hetke pärast sees plahvatab, põhjustades palju suuremat kahju. Selliste droonidega Ukraina ei kahjusta enam ainult Venemaa tehaste ja rafineerimistehaste välisseinu ja kestu. Nad mööduvad nende tõketest ja hävitavad neid seestpoolt. See muudab olukorda maapinnal oluliselt. Rünnakud, mida varem võidi pidada Venemaa jaoks pelgalt tüütuks või ebamugavuseks, muutuvad nüüd tõelisteks katastroofideks. Rünnakud, mis varem oleksid põhjustanud vaid minimaalset kahju ja mille parandamiseks kulunuks vaid paar päeva, jätavad nüüd rajatised rivist välja nädalateks või isegi kuudeks. Halb uudis, vähemalt mis puudutab Ukrainat, on see, et need raskemad droonid saavad lennata vaid teatud kaugusele. Näiteks Behemoth võib lennata vaid 300 kilomeetri ehk 185 miili kaugusele. See asetab need kindlalt keskmaa kategooriasse. Aga mis siis, kui Ukraina tahab tabada sihtmärke, mis asuvad palju kaugemal? Õnneks on tal ka sellele vastus olemas. Aga enne kui me selleni jõuame, vaatate te Sõjasaadet. Ja kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on aeg seda teha. Mitu aastat oli Ukraina ainus reaalne võimalus tabada sihtmärke, mis asusid sadade miilide kaugusel Venemaal, kasutada kaugmaa droone. Meil polnud selliseid rakette, mis suudaksid nii suuri vahemaid katta. Neil olid vaid väikesed droonid, mis kandsid kõige rohkem mõnikümmend naela lõhkeainet. Paljud neist tulistati Vene kaitsejõudude poolt alla, kuid mõned jõudsid aeg-ajalt siiski sihtmärkideni. Kuid täpselt samadel põhjustel, millest varem juba räägiti, nad ei suutnud tekitada püsivat kahju. Jällegi tuvastasid Ukraina analüütikud selle probleemi ja töötasid välja viisi selle lahendamiseks. Ja sellise probleemi lahendamiseks on vastus üsna lihtne. Vaja on relvi, mis suudavad liikuda kaugemale, suurema kiirusega ja kanda palju suuremaid laenguid kui olemasolevad võimalused. Lühidalt öeldes on vaja tiibrakette. Mir Firepoint, täpselt sama ettevõte, mis on FP2 drooni taga ja üks suurimaid tegijaid Ukraina kiiresti kasvavas kaitsetööstuses. Arendas välja FP5 tiibraketi, mida tuntakse ka nime all Flamingo. Tänu oma reaktiivajamile maksab see rakett umbes $500,000 tüki kohta. Uhkeldab uskumatult suure 3000 kilomeetri ehk 1900 miili pikkuse tegevusraadiusega. See kannab 1150 kilogrammist ehk 2540 naelast lõhkepead. See avalikustati 2025 aasta augustis ning pärast seda kulus Fivepointsi arendajatel veidi aega, et täiustada iseseisev inertsiaalnavigatsioonisüsteem, mis oli vajalik selle raketi nõuetekohaseks toimimiseks ja sihtmärkide usaldusväärseks tabamiseks. Nüüd, kui nad on selle saavutanud, on Flamingo kogu raev valla päästetud ja Venemaa lihtsalt ei suuda sellega toime tulla. 27. juunil ilmusid teated, et Venemaa Volgogradi piirkonnas asuva Titan Barricade'i raketitehase pihta lasti välja mitu Flamingo raketti, mis asub riigi lõunaosas umbes 500 kilomeetrit, 310 miili rindejoonest eemal. Kaadrid näitasid 2 neist hiiglaslike rakettide äratuntavaid siluette tehas tabamas, mis vastutab ballistiliste rakettide ja suurtükisüsteemide mobiilsete stardiseadmete kokkupaneku eest. Ja see oli vaid viimane edukate rünnakute seeriast, milles kasutati Flamingo raketti. Näiteks 10. juunil saadeti 5 Flamingot Tšeboksaris asuvasse Vner Progressi kaitseelektroonika tehasesse, mis asub Lääne-Venemaal 900 kilomeetrit ehk 560 miili
rindest. 2 neist rakettidest jõudsid kohale, möödudes tehase droonivastastest kaitsetest ja põhjustades kokkupõrkel tohutut plahvatuslikku kahju ning hiljem tulekahjustusi. Ka pommide vallas Kiiev on teinud tõsiseid edusamme. Varem pidi ta lootma lääne varudele, mis on sageli saadaval vaid piiratud kogustes ja seotud teiste piirangutega, mille üle Ukrainal puudus kontroll. Nüüd aga Ukraina on mängu muutnud, alustades oma süsteemide seeriatootmist. Sellised süsteemid nagu DG Industries arendatud Equalizer Glide pomm, mis suudab lennata 10 miile heitmiskohast. Nendel pommidel on rohkem kui piisavalt plahvatusjõudu, et hävitada Vene sihtmärke nagu õhutõrjesüsteemid, radarijaamad, laskemoonalaod, väekontsentratsioonid, tankid ja muud soomustatud sõidukid. Oleme näinud, kuidas Ukraina on juba mitu aastat sooritanud kesk- ja kaugmaalööke. Aga mäng on täielikult muutunud nende raskemate relvade kasutuselevõtuga. Nad ei torgi ega sondeeri enam lihtsalt Venemaa vara ja infrastruktuuri. Nüüd laseb Kiiev sihtmärgid sõna otseses mõttes puruks. Viimased rünnakud on Kremlile kahjulikumad ja kulukamad kui kõik varasemad. Nagu märgib Michael Bonnet, California mõttekoja RAND uurija, isegi juhuslikule vaatlejale on Ukraina rünnakute mõju aja jooksul üha suuremaks muutunud. Ja see pole ainult suurema tulejõu küsimus. See on ka pikema laskekauguse küsimus. Viimase raporti kohaselt Ukrainal on täna piisavalt laskemoona, et sihtida umbes poolt Venemaast ja enam kui 70% kogu selle elanikkonnast. Venemaa enda jälgimiskanal Radar üle kogu Venemaa teatas hiljuti õhuhäiretest piirkondades üle kogu riigi. See hõlmab 5 eraldi Volga föderaalringkonna piirkonda, mis asub Moskva kagus. Astrahani piirkond, mis on umbes 900 kilomeetri kaugusel ehk 560 miili Ukrainast ja osa Põhja-Kaukaasia piirkonnast. Mõned selle piirkonna alad on kuni 1200 kilomeetri kaugusel või 750 miili kaugusel Ukrainast. Kesk-Venemaal on häirekellad kõlanud Moskvas, mis asub umbes 400 kuni 500 kilomeetrise kaugusel, 250 kuni 310 miili kaugusel Ukrainast. Vladimir, mis on 450 kilomeetrit ehk 280 miili kaugusel, Tšambov, mis on 350 kilomeetrit ehk 220 miili kaugusel ja Lõpetsk, mis on umbes 300 kilomeetri ehk 186 miili kaugusel Ukraina piirist. 1. juulil Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas isegi, et tema riigiväed olid tabanud naftatöötlemistehast Ufa linnas, mis asub koguni 1300 kilomeetri ehk üle 800 miili kaugusel rindejoonest. See oli teine kord, kui seda kohta tabati. Ka Penta piirkonnas asuvad sõjaväerajatist tabati, mis asub umbes 600 kilomeetri ehk 370 miili kaugusel rindest. See tähistab suurt muutust võrreldes konflikti varasemate etappidega. Näiteks 2024 aastal. Ainsad Venemaa piirkonnad, mis pidid tõsiselt muretsema Ukraina rünnakute pärast, olid need, mis asusid üsna piiri lähedal ja suur osa Ukraina vahenditest kasutati samuti vaenlase varade vastu okupeeritud aladel. Nüüd ei tundu peaaegu ükski paik Venemaal tõeliselt turvaline. Alates lääne piirkondades kuni Siberi servadeni, õhuhäiresireenide heli muutub igapäevaelu üha suuremaks osaks, kuna Ukraina toob sõja Venemaa elanike koduõuele. Ja need sireenid ei ole lihtsalt väikesed ebamugavused. Sageli, kui häire kõlab, terved linnad ja asulad peavad tegevuse katkestama. Lennujaamad peatavad tegevuse, ühistransport seiskub ja inimestel palutakse jääda siseruumidesse või otsida varju maal. Sellel on mõju. Ja kuigi Ukraina ei kopeeri Venemaa tegevusplaani ega sihi tsiviilelamuid ja taristut, Venemaa inimeste elu mõjutab sõda siiski üha hirmutavamal ja keerulisemal moel. See omakorda paneb neid innukamalt kedagi süüdistama ning paljud näitavad näpuga ainult ühele mehele, Vladimir Putinile endale. Selle tulemusena on Putini populaarsus järsult langenud. Isegi Kremli-meelsete väljaannete poolt läbi viidud riiklikult toetatud küsitlustes avaldavad üha rohkem venelasi tõsist muret selle üle, kas nende president on endiselt sobiv riiki juhtima. Ja tõenäoliselt läheb Putini ja tema rahva jaoks olukord lähinädalatel ja kuudel veelgi hullemaks, sest Ukraina relvastus muutub siit edasi ainult tugevamaks. Tõepoolest, hiljutised teated viitavad ka sellele, et Ukraina võis tulistada oma esimese kodumaise kaugmaa ballistilise raketi. See uudis põhineb Venemaa enda kaitseministeeriumi andmetel. Hiljutises raportis Kremlile alluv kaitseministeerium väitis, et 24 tunni jooksul tõrjusid nende õhutõrjejõud üle
600 drooni ja 7 õhupommi. Ja nende sõnul ka ühe kaugmaa operatiivtaktikalise raketi. Moskva ei andnud täiendavaid üksikasju selle kohta, mis tüüpi raketiga oli tegemist, ega ole Ukraina selle kohta praegu ametlikku avaldust teinud. Küll aga teame, et Firepoint on töötanud oma FP9 ballistilise raketi kallal ning hiljuti kinnitas, et see jõuab peagi lennukatsetuste faasi. Ettevõtte peadisainer Deniss Tillemann kinnitas, et katsetused algavad kas suvel või varasügisel. On võimalik, et need katsetused on juba alanud ja FP9 on tulistatud ühe või mitme Vene sihtmärgi pihta. Kui see on nii, tähendaks see veel üht ohutut täiendust Kiievi arsenaalile. FP9 loodi spetsiaalselt selleks, et hävitada sihtmärke sügaval Venemaa piirkondades. Selle hinnanguline tegevusraadius on 855 kilomeetrit ehk 530 miili. Võib saavutada märkimisväärse kiiruse kuni 2200 meetrit sekundis ehk 7220 jalga sekundis ja kannab suurt lõhkepead, mis kaalub kuni 800 kilogrammi ehk 1760 naela. Oleme näinud, kuidas Kiievi kaitsesektor toodab maailmatasemel droone ja võimsaid tiibrakette. Ballistiline rakett on viimane pusletik ja kui FP9 on juba töökorras, pole võimalik öelda, kui palju kahju Ukraina sellega teha võiks, nagu märgib Bloomberg. Kui see kinnitatakse, ballistilise raketi tulistamine tähistaks uut sammu Kiievi püüdlustes laiendada oma kodumaal toodetud kaugmaa löögivõimekus droonidest ja tiibrakettidest kaugemale. Isegi kui need raportid osutuvad valeks ja FP9 pole veel kasutuselevõtuks päris valmis, see on vaid aja küsimus, millal me näeme seda raketti väärtuslikku Vene taristut taevasse lennutamas. Kui seda kombineerida raskemate droonide ja uute liukpommidega ja Flamingo tiibrakettidega, on Ukraina relvastatud rohkem kui kunagi varem oma ajaloos, andes Venemaale probleemide laine, mida ta lihtsalt ei suuda lahendada. Vaine eksiteel olev Putin. 2026 pidi olema Venemaa suur aasta. See pidi olema see aasta. Donetski pidi langema ja Venemaa pidi Donbassi enda omaks kuulutama. Ukraina pidi lõunas kokku varisema. Kõik võimalikud kaardid pidid olema Putini käes. Ja veel mõnedki, mille ta oli varrukasse peitnud. See oligi narrative. Aga Ukraina on löönud augu läbi nende lugude, mida Venemaa juht endale ja maailmale rääkis. Tegelikult oleme 2026 aastal näinud, kuidas Ukraina saavutab ühe vapustava võidu teise järel. Ja nüüd on veel üks. Venemaa rindejoon on purustatud, kuna Ukraina lõi sinna 25 kilomeetri sügavuse augu, mis viis 120 ruutkilomeetri territooriumi tagasivõitmiseni. Venemaa on šokeeritud. Suverünnak ebaõnnestub ja oleme jõudnud Vene juhi tööhetkeni, kellel pole aimugi, mida edasi teha. Oleksandrivka on koht, kus Putini suur läbikukkumine aset leidis. 13. juuli. Vene pealetungi kampaania hinnangus Sõjauuringute Instituut ehk ISV teatas, et Ukraina väed on teatanud 6 asula ja 120 ruutkilomeetri vabastamisest sellel konkreetsel sõjatandril. ISW märgib, et vabastamine toimus määramata aja jooksul. Kuid see oli osa vasturünnakute seeriast, mille Ukraina on ellu viinud keskmaa ründedroonide toel, mis on hävitanud Venemaa tagalat. Need droonid halvavad logistika ja tekitavad kogu rindel nõrkusi. Ukraina ründeväed tormavad siis peale, rünnates isoleeritud Vene sõdurite gruppe ja surudes neid tagasi sinna, kust nad tulid. Selles olukorras on koht, kust nad tulid. 25 kilomeetri kaugusel nende alguspunktist ja see on palju territooriumi uuesti vallutada, kui sinu armee liigub nagu tigu, kes on just soolavanni saanud. Nende asulate hulgas, mille Ukraina on selle suure pealetungi käigus vabastanud, on Vorona, Tanova, Malivka, Žižneva, Zaporižja ja Novohirivka. Kõik need asuvad Aleksandrovkast kagus, nagu ISW märgib. See lisab, et tegemist on kampaania jätkumisega, mis algas 2026. aasta talvekuudel. Tollal surus Ukraina edasi Zaporižja ja Dnipropetrovski piirkondades, mille tulemusena vabastati 480 ruutkilomeetrit territooriumi. Sellele lisanduvad veel 120 ruutkilomeetrit, mis teeb selle aasta seniseks kogusummaks 600 ruutkilomeetrit. Ja see arv iseenesest võtab kokku Venemaa 2026. aasta. Aga me tuleme selle juurde tagasi. Jäädes Aleksandrovka juurde, on meil rohkem infot selle kohta, kuidas Ukraina on selle märkimisväärse edasiliikumise saavutanud. Me rääkisime teile põhilise ära. Droonid tagalas ja rünnakrühmad maapinnal. Aga asi pole ainult selles. Ukraina lasi valla 10 rünnakrühmi. Kõik tulid samal ajal Veliko-Muhailivka suunast Venemaa Aleksandrovka vägede vastu, teatab armee meedia X-konto. Neile rünnakrühmadele anti pidevat õhutoetust. Tõenäoliselt kasutati FPV-droone ja nad viisid läbi süstemaatilise puhastuse Ukraina poolt vabastatud territooriumil, hävitades maapealset jalaväge ja Vene droonioperaatoreid,
kes muidu oleksid üritanud Ukraina rünnakrühmi peatada. Selle äärmiselt hästi koordineeritud rünnaku lõpuks oli Vene 120. merejalaväe diviis, mis oli peamine kaitsejõud külades, mille Ukraina vabastas, oli kandnud kriitilisi kaotusi. Kuigi võib-olla mitte täielikult hävitatud, muutus see diviis praktiliselt kasutuks ja oli sunnitud taanduma. Ka mainitud keskmaa ründedroonid täitsid oma rolli suurepäraselt. Nad sihtisid Temerivkat, mis on küla, mille Venemaa on okupeeritud lõunaosas muutnud oluliseks logistikasõlmeks. Saades tugevalt pihta ja sattudes Ukraina tulekontrolli alla, eemaldati see sõlm mängust. Ja et olukorda veelgi halvendada, Ukraina hävitas ka Venemaa 656. motoriseeritud laskurpolgu poolt selles külas kasutatud isikkoosseisu kogunemispunkti. Suure osa sellest tööst näib olevat teinud Ukraina 425. eraldi ründepolk, mida sageli nimetatakse Skolajaks. Tulemus on lihtne. 6 asulat vabastatud, 120 ruutkilomeetrit vabastatud ja 25 kilomeetri sügavune auk rindeliini olulises piirkonnas. Aga selle lool on huvitav pööre. ISW andmetel on 425. rügement teinud midagi huvitavat. Kogu see teave pärineb selle rügemendi sotsiaalmeedias avaldatud teadaandest. Kuid see teadaanne on nüüdseks kadunud ja rügement ei ole pakkunud ühtegi ametlikku põhjust, miks see nii on. Siis on see mõistatus. Tundub ebatõenäoline, et rügement teeks oma edusammude kohta valeteateid. See on palju rohkem kooskõlas Venemaa propagandavõtetega. Võib-olla tuli Ukraina kõrgemalt juhtkonnalt käsk hoida 425. eraldi ründerügemendi poolt tekitatud 25 kilomeetrist auku saladuses. Võib-olla on midagi veel plaanis lisaks sellele. Võime varsti teada saada. Siiski on see teave nüüd avalik ja mitmed allikad juba kajastavad seda. Pandora Legas on avatud. Ja Putini jaoks kinnitab see uudis vaid seda, mida ta on teadnud juba sellest ajast, kui Ukraina sõja alguskuudel tagasi lööma hakkas. 2026 ei lähe Venemaa jaoks plaanipäraselt ja see on veel leebelt öeldud. Tegelikult on 2026 aastast saanud Venemaa lahinguvälja nõrkuse ja strateegiliste läbikukkumiste katastroofiline paljastus, mis on kokku sulanud eduraportite võltsimisteks ja meeleheitlikeks katseteks veenda rahvusvahelist kogukonda, et Venemaa vallutab territooriumi, kuigi tegelikult on olukord olnud kuid paigal, või on neid hoopis tagasi tõrjutud. See on lihtsalt järjekordne katastroof, mis lisandub 2026. aasta leegitsevale läbikukkumiste kuhjale, kui Venemaa komistab ühest tagasilöögist teise. Ukraina tagasi võetud raportist võime näha otsesemat kinnitust vabastatud territooriumi kohta ja selle kohta, kus see on aset leidnud. See toetab Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sırski 12. juuni väidet, et Ukraina on selleks ajaks vabastanud 600 ruutkilomeetrit. Numbrid tõesti klapivad, nagu me varem mainisime. 120 ruutkilomeetrit Aleksandrovkas liidetuna, 480 ruutkilomeetriga Dnipropetrovskis ja Zaporižjas teeb kokku täpselt 600. Putin muretseb selle numbri pärast, aga ta läheb endast välja sellepärast, mida kevadine ja suvine pealetung, mis pidi Ukraina alistama, tegelikult Kremlile toonud on. Sii pole hea. Alates märtsist, kui see pealetung tõsiselt algas, on olnud perioode, kus Venemaa oli peaaegu paigal. Ja üllatuslikult on olnud perioode, mil Ukraina vabastas rohkem territooriumi, kui Venemaa suutis enda kontrolli alla saada. ISW-l on olemas andmed, mis põhinevad kinnitatud andmetel Venemaa vallutatud territooriumi hulga kohta, mitte territooriumil koos nende aladega, kuhu Venemaa on salaja saatnud mõned infiltraatorid ja kuulutanud võidu, mida tegelikult pole saavutatud. Märtsis suutis Venemaa edeneda vaid 23,04 ruutkilomeetrit. Sellise sissetungiva armee kohta nagu Venemaa oma, arvestades selle suurust ja oletatavat jõudu, see on täiesti naeruväärne näitaja, eriti pärast kogu Kremlini suurustamist Donetski vältimatu langemise üle. Aga see naeruväärsus muutus järgmise 2 kuu jooksul lausa alandavaks, sest nii aprillis kui mais vabastas Ukraina rohkem territooriumi, kui Venemaa suutis vallutada. Aprillis jäi Venemaa ISW andmetel miinusesse, 116,01 ruutkilomeetri võrra. Mai oli veel hullem. Venemaa sai mais territoriaalse netokaotuse, mis oli rohkem kui 2-kordne aprilliga võrreldes, lõpetades kuu veel 281,1 ruutkilomeetri võrra miinuses. Juunis toimus väike kursikorrektsioon, kui Venemaa suutis hõivata 30,02 ruutkilomeetrit. Nii et tubli töö vist. Venemaa suutis end tagasi viia haletsusväärsele tasemele. Eriti kui näete, et juunis saavutatud territoriaalne edu olid vähem kui 10% sellest, mida Venemaa saavutas jaanuaris, isegi kui suvine pealetung, mis pidi kõigele lõppu tegema, on nüüd täies hoos. Kõik see kokku tähendab, et Ukraina on sisuliselt suutnud Vene armee peatada. Need 600 ruutkilomeetrit, mille Ukraina on vabastanud, on mänginud suurt rolli selles, et Venemaa saavutused kogu 2026 aasta esimesel poolel on kokku vaid
97,22 ruutkilomeetrit. Ja see pidi olema suvekampaania, mis halvab Donetski, kus Venemaal tuleb endiselt vallutada tublisti üle 5000 ruutkilomeetri. Venemaa jaoks on 2026 olnud katastroof ja mitte ainult selle poolest, et Aleksandrovkas kaotati 120 ruutkilomeetrit ning ISW poolt esitatud numbrite tõttu on palju rohkem, mida käsitleda, mis toob esile, kui halvasti see aasta Venemaa jaoks seni on läinud. Aga enne kui sügavamale läheme, tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui saate kanalilt uusi teadmisi, siis vajutage täna tellimisnuppu. Avaldame selliseid videoid iga päev, paljastades Ukraina sõja tegelikkust, mida Putin ei taha, et te näeksite. Jääme hetkeks Donetski juurde. Pea meeles. See on piirkond, mis peaks langema kevad- ja suverünnaku jõu alla. Võid arvata, et kui Ukraina edeneb mujal, siis võib-olla on Venemaal võimalus saavutada oma Donetski eesmärgid aasta lõpuks. See ei juhtu. Mitte mingil juhul. Nagu Al Jazeera märgib, on Putin sunnitud seadma uue tähtaja Donetski vallutamiseks. Ta on seda varemgi teinud. Veel 14 korda, aga uus tähtaeg peaks olema see õige. Donetsk peaks langema detsembri lõpuks. See ei juhtu, kui just midagi imetabast ei juhtu Venemaa armee kasuks. Praeguse edenemistempo juures teatab väljaanne, et Venemaal kuluks Donetski vallutamiseks lõpuks 5150 päeva. See on umbes 14 aastat. Siia-sinna. Kuigi 31. detsember jääb ära. Välja arvatud juhul, kui Putin pidas silmas oma viimasele tähtajale 2040 lisada. Ukraina, kes lööb Venemaa rindejoontesse auke, ei kiirenda midagi. Isegi kui need augud on Donetskist 100 kilomeetrite kaugusel. Ja sama kehtib ka Venemaa olukorra kohta Mustal merel. On lihtne keskenduda maale, kui räägime varastatud või vabastatud territooriumist, aga vesi on sageli sama oluline. Ja Mustmeri pidi olema Venemaa plaanides väga tähtsal kohal. Tõkke Ukraina ja Krimmi vahel ning veetee, mille kaudu Venemaa saaks transportida vägesid ja varustust ning alustada rünnakuid Ukraina vastu. Mustast merest on saanud Vene sõjalaevade jaoks tõeline põrgu. Kõik, kes julgevad merre minna, peavad arvestama, et Ukraina droonid ja raketid võivad neile plahvatuslikku vastuvõttu korraldada. Ukraina president Volodymyr Zelenski läks isegi nii kaugele, et kuulutas juuli alguses, et Venemaa on Musta mere kaotanud. Temaga on raske vaielda. Ukrainal ei pruugi olla sõjalaevu, mis patrullivad või blokeerivad merd, aga nende õhu- ja meredroonid teevad sama töö ära. Venemaa on praktiliselt oma sõjalaevad tagasi tõmmanud. Ja nüüd, kui Ukraina pöörab oma tähelepanu Aasovi merele, kus ta paneb iga päev tosina jagu Vene varilaevastiku laevu põlema, Putin võib peagi seista silmitsi olukorraga, kus mõlemad mered, mida Venemaa peaks kontrollima, on kaotatud. See on halb uudis okupeeritud Krimmi jaoks. Kui Venemaa ei kontrolli poolsaart ümbritsevaid veekogusid, see tähendab, et ta ei saa ka palju teha, et peatada Ukraina rünnakuid selle poolsaare vastu. Kui sa arvad, et Aleksandrovkas vabastatud 120 ruutkilomeetrit 25 kilomeetri sügavuses läbimurdes on muljetavaldav, see pole midagi võrreldes kahjuga, mis tehakse Putini sissetungile ja tema staatusele Venemaa presidendina. Kui Ukraina strateegia Krimmi isoleerimiseks viib selleni, et okupandid poolsaarelt lahkuvad. Venemaa praegune olukord on traagiliselt piinlik. See on 3-päevase sõja 5. aasta. Kui Venemaa tungis sisse, pidi Ukraina kokku varisema. Vladimir Putin näis tõesti uskuvat, et Venemaa tankid ja soomusmasinad veerevad Kiievisse ning sunnivad Ukraina alistuma peaaegu ilma kaotusteta. See oli tagasi 2022. aasta veebruaris. Ja Venemaal on tulnud oma eesmärki Ukrainas ikka ja jälle ümber hinnata, ümber seada ja veel kord ümber seada. Nüüd piisab sellest, kui Donbass langeb. Siis kuulutaks Putin selle võiduks. Aga kõik need tähtajad ja 14 aastat, mis Donetskile kulus, ei tee isegi seda võiduversiooni tõenäoliseks. Ja loomulikult kaotab Venemaa mujal positsioone. Me rääkisime hetk tagasi kaotustest. Nii katastroofiline, kui 2026. aasta on olnud territooriumi osas, tegelik kahju on kandnud sõdurid, keda Putin rindele saadab. Iga kuu näib kaotuste arv aina kasvavat. Venemaa kaotas selle aasta jaanuarist maini iga kuu 30 000 kuni 34 000 sõdurit. Juunis ületas Venemaa kaotuste koguarv 1,4 miljoni. See oli samuti rekordiline kuu, mil Venemaa sai 39 460 kaotust ehk 1298 kaotust iga ruutkilomeetri kohta, mille ta selle kuu jooksul vallutas. See pole mitte ainult jätkusuutmatu, vaid täiesti absurdne. Venemaa peab nüüd toime tulema 19 korda rohkemate kaotustega ruutkilomeetri kohta kui 2025. aasta juunis. Kõige selle jätkusuutlikkus on Venemaa jaoks veel üks suur probleem. Oma 14. juuli raportis märkis ISW, et Venemaal on 2026. aasta juuli alguseks õnnestunud värvata 195 000 lepingulist sõdurit. See tundub palju ja nii see ka on. Aga see ei ole nii palju, kui Venemaa soovib.
Praeguseks peaks see olema 204 500, arvestades, et 2026 aasta lõpuks peaks kokku olema 409 000 uut värvatut. Ja see eesmärk seati enne, kui sai selgeks, kui rängalt Ukraina sel aastal Vene armeest üle sõidab. Venemaa värbab nüüd keskmiselt 1090 sõdurit päevas. Ajal, mil tema igapäevased kaotused ületavad seda arvu regulaarselt mitmesaja võrra. Katastrofooline. See on ainus sõna, mis tõeliselt kirjeldab Venemaa senise 2026. aasta kulgu. Aga tuleme tagasi selle juurde, kuidas Ukraina vabastab territooriumi Aleksandrovkas ja mujal. Suur küsimus, mis järgneb, on see, mis saab edasi. Ja mõned võivad arvata, et see, mida oleme näinud Ukrainat tegemas, valmistab ette palju suuremat vasturünnakut lähikuudel. See on võimalik, kuid ebatõenäoline. See, mida me näeme Aleksandrovkas, on tegelikult see, mille eest Zelenski juba jaanuaris hoiatas. Me viime läbi strateegilise kaitseoperatsiooni, kuid me mõistame, et ainult kaitsega ei saa võitu saavutada. Seetõttu viime läbi ründeoperatsioone, et säilitada operatiivne initsiatiiv. Zelenski ütles seda, kui ta arutas Ukraina plaane selleks aastaks. See oli ebamäärane kommentaar, mis jäi enamusele märkamatuks, kuid see, mida oleme seni 2026. aastal näinud, on selle lähenemise täiuslik teostus. Kui Ukraina on leidnud või loonud nõrkusi Vene rindel, on ta löönud tugevalt. Just nii juhtus Aleksandrovkas. Keskmise tegevusraadiusega ründedroonid lõid lünki ning oskuslikult koordineeritud rünnakud võimandasid Ukrainal need lüngad täita ja kindlustada positsioone. See on strateegia, mis töötab hästi, kuid mitte piisavalt hästi, et halvata kogu umbes 1200 kilomeetri pikkust rindejoont. Kui Ukraina ei valmistus suuremaks vastupealetungiks, siis miks on Aleksandrovka nii oluline? Vastus peitub selles, kuidas Putin kavatses seda territooriumi kasutada. Samuti ülejäänud alasid, mille Venemaa kaotas Zaporižjes ja Dnipropetrovskis. Venemaa plaan oli kasutada kogu seda maad puhvertsoonina, mis takistaks Ukrainal vägede ja varustuse saatmist Donetskisse. Aga see puhvertsoon on nüüd katki ja tulemuseks on kõik see, millele oleme viidanud seoses Venemaa kevad- ja suverünnaku täieliku läbikukkumisega. Hiiglaslikud Vene kaotused ja tühine edenemistempo, mis on nii aeglane, et Venemaal kuluks Donetski vallutamiseks üle 10 aasta, on kõik seotud sellega, et Ukraina lõi väga täpseid auke rindejoones lõuna pool. On näha, et see, mida Ukraina teeb, töötab, sest Venemaa propagandistid on täies jõus platsis. 14. juulil, umbes samal ajal, kui avalikustati Aleksandrovka läbimurre, Vene uudisteagentuur TASS vahendas väidetava sõjalise eksperdi Andrei Morosko kommentaare. Arutledes Ukraina jõupingutuste üle territooriumi vabastamiseks Konstantinivkas, mis asub Donetskis, väitis Morotsko. Seetõttu on aktiivne lahingute faas siin väga kaua veninud. Kõik Ukraina juhtkonna katsed on osutunud asjatuks ja ebaõnnestunud. Pealegi jätkab Ukraina juhtkond põhjendamatute kaotuste kandmist, näidates üles hoolimatust oma personali suhtes, sisuliselt visates nad tulejoonele. Meil pole sellele peaaegu mingit vastust. Asenda selles tsitaadis sõna Ukraina sõnaga Venemaa. Ja sul võib olla täiuslik kirjeldus sellest, mida Venemaa on teinud juba üle 4 aasta. Morosko on samuti julge väites, et Ukrainal ei õnnestu midagi, kui ta üritab Konstantinivkas vasturünnakut teha. Ukraina on tõestanud, kui tõhusad võivad olla tema vasturünnakud. Kui vasturünnak algab, siis sellepärast, et Ukraina on näinud nõrkust ja Venemaa on haavatav. Ukraina suur võit Aleksandrovkas näitab seda, mida kõik, kes on Venemaa läbikukkumisi jälginud, juba teavad. Tõehetk on Putini jaoks saabunud. Ta ei pruugi seda veel teada. Ta võib seda fakti isegi nii sihilikult eirata, et lihtsalt eeskleb, nagu oleks see hetk saabunud. Aga ükski neist asjadest ei muuda fakti, et me oleme Ukrainas näinud täielikku murrangut. Strateegiliselt on Venemaa jõudnud punkti, kus tagasiteed enam pole. Kas mõnesaja ruutkilomeetri kaotamine tähendab, et Venemaa on kokku varisenud? Ei, aga see tähendab, et Ukraina on leidnud kurnamissõja valemi, mis teeb Venemaale iga päevaga üha rohkem haiget. Nipp, mida kasutavad ründavad venelased, lüüa välja need, kes on rindel nõrgemates positsioonides, korda sama ja lase Venemaal end ise kurnata. Putinil on nüüd vastas Ukraina, mis on tugevam kui kunagi varem. Saades rohkem toetust NATO Euroopa liikmetelt, hoolimata Putini katsetest neid lõhestada. NATO ise, sealhulgas USA, näib nüüd olevat Putini vastu ühtne ning lisaks kaotustele rindel, peaaegu kõikjal Venemaal, mis vähegi oluline on haavatav Ukraina süvalöökide suhtes. See ongi see, mida me mõtleme murrangu all. Aleksandrovka, nii muljetavaldav kui see ka pole, on palju suurema probleemi mikrokosmos Putini jaoks. Pole tähtis, kuidas sõda lõpeb. Putin on juba kaotanud. Võiduks ei piisa nüüd millestki vähemast kui Ukraina täielikust kapituleerumisest. Isegi see oleks pürhoslik võit, mis on paljastanud Venemaa kääbusena, kuigi varem näis ta titaanina. Kõik, mida Putin oleks pidanud tegema, et seda muljet Venemaast säilitada, oli mitte midagi teha. Aga ta tungis Ukrainasse ja Ukraina on pannud ta selle eest maksma. 24 tundi, mis eelnesid 13. juuli hommikule, lähevad ajalukku kurikuulsatena.
Ukrainal oli sõja suurim öö. Samal ajal pistitas Ukraina rekordeid droonide parvega, mis haaras Venemaa endasse. See oli Ukrainale uskumatu öö. Üle 1700 Vene sihtmärgi hävitati. Ukraina droonid tõestasid taas, et Venemaa õhutõrjevõrk ei toimi. Venemaa pole kunagi varem ühe ööpäeva jooksul nii palju kaotanud. Ja kuidagi see läheb Putini jaoks veel hullemaks. See polnud kulminatsioon. See oli Ukraina sõnum, et nende rünnakud muutuvad kuude möödudes järjest tugevamaks ja tõhusamaks. Alustades peamise numbriga teatab United24 meedia, et Ukraina mehitamata süsteemide väed ehk SPS õnnestus 24 tunni jooksul tabada 1725 Vene sihtmärki, mis viis 13 juuli hommikuni, kus enamik neist sihtmärkidest tabati laastava öise rünnakute seeria käigus. Selle uuenduse annab Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem energiline Robert Brovdi Telegrami postituses, mis annab mõned olulised üksikasjad. Lisaks rekordilisele rünnakute arvule põhjustas SPS 24 tunni jooksul 418 Vene kaotust. Ja 13. juuli jätkas seda suunda kuul, mil SPS-ist on saanud üks Ukraina tõhusamaid sõjaväeüksusi. Siiani juulis võib SPS-i droonidele omistada 4181 Vene kaotust. Sama rühm on suutnud 13 päevaga tabada ka 19 759 Vene sihtmärki, mis annab meile päevaseks keskmiseks peaaegu 1520. Kui me lahutame 13. juulil tabatud 1725 sihtmärki, siis langeb see keskmine 1502 peale. See näitab, kui märkimisväärne oli SPS-i rekordiline 13 juuli tegelikult. Üle 200 sihtmärgi. Rohkem kui keskmiselt, mis annab Venemaale teada, et tal on põhjust karta. Ukraina droonioperaatorid ei aeglusta hoogu. Nad tihendavad oma rünnakuid ja Venemaa ei saa selle vastu midagi teha. Me ei hakka teesklema, et suudame anda teile ülevaate kõigist 1725 sihtmärgist, mida Ukraina tabas 12. juulil ja 13. juulile üle minnes. Video kestaks päevi, kui me seda prooviksime. Ja pealegi pole Brovdi andnud ühtegi muud detaili peale numbri. Võime julgelt eeldada, et suur osa Vene tagalast oli sihtmärgiks, kuna Ukraina jätkab logistilist blokaadikampaaniat, mis hävitab Vene kütuse- ja varustusautosid murettekitava kiirusega. Lisaks hävitatakse ka juhtimispunkte, õhutõrjesüsteeme ja vägede koondumisi rindejoonest kaugemal. Selle asemel toome teieni mõned öötähtsamad hetked. Ja kõik need tähthetked pärinevad rünnakute seeriast, mille viis läbi Ukraina julgeolekuteenistus ehk SBU, mis teeb koostööd SPS-iga, et kõrvaldada kõrge väärtusega sihtmärke okupeeritud aladel. Alustame laevadest. United24 meedia andmetel hävitasid Ukraina droonid rekordilise 24 tunni jooksul 2 Vene projekti. 12 150 mangust patrullpaati. Tõsi, need patrullpaadid ei ole kõige muljetavaldavamad sõjalaevad Venemaa Musta mere laevastikus. Kuid enamik tugevamaid sõjalaevu on juba hävitatud või peidavad end Ukraina droonide eest nii kaugele kui võimalik. Siiski ütlevad Vene allikad, et need patrullpaadid on mõeldud Venemaa rannikuvalveks ning need on varustatud kas 12,7 või 14,5 mm kuulipildujatega, mida saab kasutada droonide allatulistamiseks või mehitamata meresõidukite ründamiseks. Siin näeme Ukraina järkjärgulise Musta mere laevastiku nõrgestamise jätkumist, mis on sõjas sisuliselt juba tähtsuse kaotanud. Lisaks patrullpaatidele võtsid SBU ja SPS sihikule ka mitu parvlaeva, mida Venemaa on kasutanud varustuse ja tehnika vedamiseks okupeeritud Krimmi. Kertši väinas uputasid Ukraina droonid Maria ja Jessiki parvlaevad. Ukraina sihtis ka Port Kavkazi, kus rünnati Panaja ja Levrenti parvlaevu. Ilmselt siis, kui need olid dokis ja võib-olla ootasid laadimist. Ärge laske end eksitada sõnast parvlaevad. Kuigi see viitab tsiviillaevadele, pole need seda sugugi. Venemaa on hõivanud kõik laevad, millele ta käed külge saab panna, et hoida oma Musta mere ja Aasovi mere logistikat töös. Kui Ukraina ründab selliseid laevu, halvab see Venemaa veeteede logistikavõrgu. Ja viimase nädala jooksul näib see olevat muutunud Ukraina jaoks prioriteediks. 13. juulil jätkas Ukraina kampaaniat, mis on põhjustanud paanikat Aasovi merel 8 päeva jooksul kuni 13. juulini. Kaasa arvatud. Ukraina on tabanud selles meres 105 Venemaa varilaevastiku alust. Need parvlaevad ongi varilaevastiku laevad, mida Venemaa kasutab varustuse vedamiseks. Sama väljaanne lisab, et Ukraina droonid tabasid veel 7 kütusetankerit ja mõnda kaubalaeva, parvlaeva ja pukseerimislaevad oma 13 juuli arvestusse. Kokku tabati
15 alust. See on käimasolev kampaania, mille eesmärk on muuta Aasovi meri, Kertši väin ja kõik muud veeteed, mida Venemaa kasutab okupeeritud Krimmi elus hoidmiseks, täiesti kasutamiskõlbmatuks. Ja see töötab. Ukraina laaseb Aasovi merele nii palju droone, et tabab iga 112 minuti järel üht laeva, kuulutab Pravda. Venemaa on sunnitud reageerima. Kuigi Venemaa üritab endiselt kasutada Aasovi merd logistilistel eesmärkidel, nagu näitab ka see, et laev uputatakse, Venemaa on sunnitud sulgema Doni jõe ja Aasovi merevaheliste Donatsovi kanalit. See sulgemine algas 10. juuli õhtul ja see on Venemaa jaoks õudusunenägu. See tähendab, et laevad, mis veavad Venemaa poolt teistesse riikidesse eksporditavat teravilja, ei saa sõita. Ja see tähendab sisuliselt ka seda, et Krimmi lähedal asuv Kertši väin on suletud. See väin ühendab Aasovi mere Musta merega. Nii et me võiksime vaadelda Ukraina droonirünnakuid Aasovi merel kui veel üht viisi Musta mere isoleerimiseks. Venemaa pole veel suutnud kehtestatud piiranguid tühistada. 13. juulil teatas Reuters, et piirangud on endiselt jõus. Ukraina ei kavatse kindlasti järele anda. Veel 15 laeva kaotamine 13. juulil tähendab piirangute järjekordset pikendamist. Ja alates 14. juulist tõenäoliselt kuuleme veel tankeritest ja varustuslaevadest, mida on Aasovi merel tabatud. Liigume edasi järgmise tipphetkeni Ukraina rekordilisel ööl. Ukraina droonid tabasid ka 3 statsionaarset radariseadet, mida Venemaa kasutab nii mereliste kui ka õhudroonide tuvastamiseks. Ärge alahinnake selle konkreetse rünnaku tähtsust. Radariseadmed on uskumatult keerulised ja neid on väga raske asendada, eriti kui Venemaa peab toime tulema sanktsioonidega, mille Ukraina partnerid on kehtestanud. Venemaal puudub ka kõik vajalik hea radaritööstuse loomiseks. Sellel puudub kõige arenenumate radarite jaoks vajalik mikroelektroonika, ütleb Global Defense Corps. Samuti puudub tal tööjõud, kogemus, asjatundlikkus või oskused, et ehitada paremaid radareid kui need vanad, mis tal juba olemas on. Nii et kui Ukraina hävitab radarite süsteeme, koormab see Vene tööstust, mis igas mõttes vaevleb nende asendamisega. Lisaks avab Ukrainale uusi võimalusi. 3 Aasovi mere lähedal. 13. juulil hävitatud radarid ei suuda homme tulevaid Ukraina droone tuvastada. Me ei tea, millised konkreetsed süsteemid Ukraina droonid välja lülitasid, aga see pole peaaegu üldse oluline. Mida rohkem radareid rivist väljas on, seda rohkem võimalusi tekib tulevasteks rünnakuteks. Lisaks saab Ukraina nautida irooniat, et just need relvad, mida need radarid pidid avastama, olid need, mis radarid rivist välja lõid. Oleme alles poolel teel tipphetkede kokkuvõttega. Meil on veel mõned Ukraina sihtmärgid käsitleda ning samuti selgitame, mida Ukraina laienev õhukampaania tähendab tema sõja tuleviku jaoks Venemaaga. Aga enne kui me selle kõigega edasi läheme, vaatate te sõjasaadet. Kui saate sellelt kanalilt uusi teadmisi, siis vajutage tellimisnuppu ja lubage teavitused, sest me selgitame asju niimoodi igal nädalal. Järgmiseks oli Ukrainal oma 24-tunnise hävitustöö jooksul sihikul midagi suuremat kui radarid. See sihtmärk oli Bahmuti lennubaas. See asub okupeeritud Krimmis, umbes 14 kilomeetri kaugusel Kertšist. See baas väidetavalt hüljati 1996 aastal. See ei ole enam hüljatud. Kuigi Venemaa pole seda enam selleks otstarbeks kasutanud, on Bahmutis endiselt angaarid, kus Venemaa hoidis spetsiaalset varustust ja sõjaväesõidukeid. See asjaolu muudab selle Ukraina logistilise blokaadi kampaania sihtmärgiks ja 13. juulil ründas Ukraina seda. Kui edukas see rünnak oli, on veel vara öelda. Ukraina ei ole avaldanud üksikasju peale selle, et baas rünnati. Aga huvitaval kombel ei paista Bahmut olevat ainus sõjaväebaas, mis 13. juulil Ukraina sihikule sattus. Moscow Timesi andmetel väidab Venemaa FSB, et nad nurjasid Ukraina rünnakut Šagoli ja Ukrainka lennubaaside vastu, mis asuvad vastavalt Tšeljabinski ja Almira piirkondades, samal ööl, mil sihikule võeti Bahmuti baas. Ainult et seekord polnud tegemist droonidega. FSB mainib toimepanijate vahistamist, mis viitab sellele, et käimas oli sabotaažioperatsioon. Nii et me eeldame, et see on üks väike võit Venemaale selle sõja seni ühel kõige raskemal ööl. Tõsi, see pole just suur võit, aga oleks olnud alandav, kui diversandid oleksid edukalt tegutsenud Venemaa sügaval tagalas asuvates baasides, samal ajal kui Ukraina droonid tabasid mujal üle 1700 sihtmärgi. Ukraina proovib tõenäoliselt uuesti. Need baasid, nagu kõik muu Venemaal, ei ole sugugi turvalised. Tagasi Ukraina edusammude juurde, oodates rohkem teavet Bahmuti rünnaku kohta, nägime ka, et Ukraina viis läbi edukaid lööke Port Kavkazi piirkonnas. 2 praami, mida varem mainisime,
olid nende seas. Siiski õnnestus Ukraina droonioperaatoritel hävitada ka 3 naftahoidlat, mis asusid selle sadama nafta ümberlaadimiskompleksis. Koos rongiga, mida Venemaa kasutab kütuse vedamiseks Kavkasi kaubajaama. Tundub, et me ütleme seda nüüd iga päev. See on veel üks kütusepartii, mis on hävitatud, kuna Ukraina jätkab oma kampaaniat Krimmi isoleerimiseks. Aga veelgi enam. Järjekordne edukas rünnak Port Kavkasi vastu saadab Krimmi okupantidele sõnumi, et Putin ei suuda neid enam kaitsta. Ukraina võib lihtsalt niisama rünnata seda sadamat, tehes sellest osa suurimast öisest rünnakust, mida nad kunagi korraldanud on. Mis jätab mulje, et sellised rünnakud on Ukraina jaoks lihtsad. Me ütleme, et Ukraina korraldas veel ühe rünnaku Port Kavkasi vastu, sest vaid mõned nädalad tagasi oli see sadam osa Ukraina rünnakust mõlemal pool Kertši silda, mis oli osa sellest sõnumist, mida me just mainisime. Ukraina laastas sadama. 21. juunil sihtis Ukraina droonirünnak sadama kütusehoidlaid, põhjustades nii suure tulekahju, et seda oli näha ka satelliidipiltidel. See tulekahju sulges sadama, mida Venemaa kasutab laskemoona, relvade ja kütuse vedamiseks Krimmi ja Ukraina loodab sama tulemust ka oma 13. juuli rünnakult. Enne kui edasi liigume, on meil teile veel üks tipphetk. Enamik seni käsitletud rünnakutest on toimunud okupeeritud aladel või Krimmi ümbritsevates vetes. Aga Ukrainal oli varuks ka üllatus ühele erilisele rajatisele, mis asub Vjaznikis, mis asub Venemaa Stavropoli krais. Umbes 600 kilomeetri kaugusel Ukrainast asub Vjaznikis naftabaas, kus on terve mahutipark. See rajatis hoiab naftat ja kütust, mis lõpuks jõuab nii Krimmi kui ka Venemaa okupatsioonivägedeni Lõuna-Ukrainas. Pidage seda võrgustiku osaks. Sellest, mis on loodud selleks, et viia nafta ja kütus Venemaa tehastest sinna, kus seda kõige rohkem vaja on. Ukraina rünnak depoolile näib olevat alanud. 12. juuli ööl see põhineb Moskva linnapea Sergei Sobjanini raportil. Ja loomulikult väidab Venemaa, et nad tõrjusid rünnaku tagasi. 3 drooni oli 13. juuli kella 03.19 alla tulistatud. Vaitis Sobjanin. Aga mida ta ei selgitanud on see, miks samal ajal, kui ta väistad, et Vene õhutõrje saab probleemiga hakkama, möllas rajatisest tohutu tulekahju. Keegi on tõega kitsi. Tõenäoliselt ei lähe kaua aega enne, kui hakatakse tavapäraseid vabandusi droonirusude kohta esitama, et selgitada, miks Venemaa õhutõrje oli edukas, kuigi Ukraina sihtmärk põles. Ukrainat see ei huvita. Rünnak Vjazhniki depoole käivitas öö, mil Vene okupantide kaela sadas terrorit sellises ulatuses, mida pole kunagi varem nähtud. Ja et olukorda veelgi hullemaks teha, asub see depoo väga Moskva lähedal. Veel üks meeldetuletus Ukrainalt, et tema droonid ulatuvad pealinnani, juhuks kui Putin oleks selle unustanud. Kõik see toob meid tagasi selle pealkirja juurde, millega video algas. Ukraina tabas 24 tunni jooksul 1725 Vene sihtmärki. See number tundub peaaegu uskumatuna. Eriti kui võrrelda seda sellega, mida Ukraina suutis saavutada oma kaugmaa operatsiooniga vaid mõned kuud tagasi. Kuid kui see kampaania laieneb, satub Venemaa tõsistesse raskustesse. Siin on põhjus. Kõiges selles näeme Ukraina kaugmaa operatsioonide ulatuse ja mastaabi laienemist. SBU ütleb seda ise. Väite kümnete sihtmärkide samaaegne hävitamine erinevates kaugemates asukohtades ühe öö jooksul näitab, et SBU laiendab oma kaugmaa erioperatsioonide mastaapi. Venemaa sõjalise ja naftataristu kriitilised elemendid põlevad edasi, kui räägime selles videos käsitletud rünnakutest. SBU ei valeta. Numbrid näitavad meile, et Ukraina süvalöökide kampaania on kasvanud nii suureks, et Venemaa ei suuda sellega enam toime tulla. Enne Ukraina rekordilist ööpäeva. United 24 Media avaldas huvitava raporti, mis näitab, kui palju on Ukraina kauglöögi kampaania kasvanud. Väljaanne ütleb, et 2026 aasta esimese 6 kuu jooksul tabas Ukraina Venemaal 697 sihtmärki, mis läks Kremlile hinnanguliselt maksma $6,1 miljardit. See arv hõlmab ainult Venemaa sees olevaid sihtmärke, näiteks naftarafineerimistehaseid, mida Ukraina on terve aasta jooksul droonidega hävitanud. Kui lisada siia Ukraina keskmaa rünnakute kampaania, võib juurde arvestada veel 7028 vaenlase objekti, ütleb Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski. Need arvud on paljastavad, sest need näitavad ka seda, et Ukraina öö, mil tehti 1725 rünnakut, hõlmas peamiselt sihtmärke rindel. Kesk- ja kaugmaa sihtmärgid, millest rääkisime, olid küll esile tõstetud, kuid Venemaa kaotas nende kõrval ka palju varustust ja sõdureid. Sõrski ütleb, et need arvud näitavad, et Ukrainal pole enam mingit probleemi tabada kesk- ja kaugmaa sihtmärke, mida iganes ta soovib. Venemaa ei saa eriti midagi teha, et takistada Ukraina droonidel oma sihtmärke hävitamast. Ja kui sellest veel vähe oleks, Ukraina astub samme ka selleks, et tugevdada oma kauglöögi kampaaniat.
Vaid paar päeva enne Ukraina rekordilist tööd teatas president Volodõmõr Zelenskõi kauglöögi väejuhatuse loomisest. Presidendi dekreediga ametlikuks tehtud see väejuhatus formaliseerib ja koondab Ukraina kaupmaa ressursid, muutes sisuliselt juba Venemaad ja okupeeritud alasid laastava kampaania veelgi surmavamaks, sujuvamaks ja tõhusamaks. Vladimir Putin raputab ilmselt pead uskumatust täis. Ukraina tekitab juba praegu kaoset ilma selle juhtimisstruktuurita, nii et ta võib ainult ette kujutada, mis juhtuma hakkab, kui uus organisatsioon on paigas. Kõik see toimub osana laiemast Ukraina strateegiast, mille eesmärk on häirida kõike, mis võimaldab Putinil oma sõda jätkata. Mõte on lihtne ja sama vana kui sõjapidamine ise. Löö välja Vene võimu allikas nii Venemaal kui ka okupeeritud aladel, et nõrgestada rindel olevaid sõdureid ja tekitada suuri kulusid. Mis eristab seda traditsioonilist õhuülekaalu saavutamise lähenemist, on see, kuidas Ukraina seda teeb. Ukrainal on enam-vähem korralik õhuvägi, kuid see pole kaugeltki piisavalt suur, et katta kogu Ukraina territooriumi, rääkimata Venemaale lendamisest sihtmärkide hävitamiseks. Selle asemel kasutab Ukraina droone ja omaenda odavaid tiibrakette, et purustada Vene sõjamasin seestpoolt. Õhuülekaalu traditsioonilises mõttes pole enam vaja. Selle asemel saab Ukraina igal kuul saata tuhandeid droone üle kogu lahinguvälja ja kaugemalegi, et takistada Venemaa edasitungi, hävitada naftat ja kütust ning tabada sihtmärke, mida Venemaa pidas kättesaamatuks. See on Ukraina geniaalne, asümmeetriline strateegia ja see läheb sõja kestel ainult paremaks. Venemaa tunneb mõju mitmel moel. Eriti just kütusekriisis, mis on muutunud nii ulatuslikuks, et mõjutab kogu riiki. Olete kindlasti märganud, et kütuse- ja õlipaagid ning ladustamisrajatised olid Ukraina sihtmärkide seas 12. ja 13. juulil. See on nii olnud juba mitu kuud. Ukraina strateegia on viinud selleni, et Venemaa sisemaine bensiinitootmine on langenud tasemeni, kus see suudab katta vaid 65% riigi hooajalisest nõudlusest. Venemaal jääb praegu puudu kuni 45 000 tonni kütust päevas, mis sunnib neid otsima kütust teistest riikidest lihtsalt selleks, et järge pidada. 14. juuli raportis avaldas United 24 meedia ka, et Venemaa kütusepuudus on nii ulatuslik, et see viib kütusehangete tühistamiseni, mis pidid tagama Venemaa hädabiteenistuste varustatuse. Ukraina paljastab praegu, et see, mis oli kunagi üks Venemaa suurimaid tugevusi, on selle suurim nõrkus. Venemaal ei tohiks kütus otsa saada. See on üks maailma suurimaid naftat tootvaid riike. Aga Venemaa tsentraliseeritud poliitilises süsteemis, kus kõik otsused peavad läbima ühe mehe, kes ei suuda oma kinnisideest Ukraina suhtes üle saada, muudab Venemaal võimatuks kiiresti reageerida. Selle asemel Venemaa pingutab, ootab, kuni Vladimir Putin teeb otsuseid, samal ajal kui Ukraina droonid lendavad. Keskmise venelase jaoks ei tule mingit koordineeritud kriisireaktsiooni, vaid ähmane lootus, et Ukraina annab järele ja Venemaa suudab tulevikus taas jalule saada. Järeleandmist ei toimu niipea. Rekordiline rünnakuöö näitab meile seda. Aga Venemaa teab ka, et tal on seda kõike veel palju ees. See, mida Ukraina tegi 13. juulil, on osa 40-päevasest operatsioonist, mis kuulutati välja juuni lõpus ja mille Ukraina sõnul on eesmärgiks survestada Putinit oma sõda lõpetama. Me oleme sellest operatsioonist veel vähem kui poole peal, mille Volodõmõr Zelenskõi sõnul põhineb Ukraina kesk- ja pikamaa sanktsioonidel. Kas Venemaa suudab veel paar nädalat sellele vastu pidada? Kas see suudab vastu pidada ka sellele, mis Ukrainal järgmiseks plaanis on, kui 40-päevane operatsioon ei too Volodõmõr Zelenskõile soovitud tulemust? Üha enam näib, et nendele küsimustele on vastus ei. Venemaa pole kunagi varem ühe päevaga nii palju kaotanud. Aga meid ei üllataks, kui ütleme sama asja mõne päeva või nädala pärast, kui Ukraina laseb valla veelgi suurema kineetiliste sanktsioonide laine kui see, mida me just nägime. Praegu jätkab Ukraina. 2026 aasta arvestuse kasvatamist ja on nime, et Venemaa on seni üldse selle aasta üle elanud. Juunikuu lõpus avalikustas Ukraina 2026 rünnakutormi ulatuse, mis on Venemaa kohal päikese täielikult varjutanud. On saavutatud uusi verstaposte. Vene kaitse on täielikult ülekoormatud ja sellest kõigest saad teada, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida meie kanalit, et saaksid näha rohkem meie kajastusi Ukraina viimastest võitudest Venemaa üle. Ja aitäh sulle, nagu alati, et vaatasid.